Nii, hakkame siis pihta. Räägime pressifotost ja pressifoto õigustest ja hakkame pihta, mis asi üldse ongi pressifoto nagu juriidilises mõttes, et mis on õigused, mis on varalised õigused, kogu see teema. Nii suur küsimus. Issand jumal, kust ma pihta. Kas mul on vaja seda? On ikka, jah? Kas mul on vaja mikrofoni? Mul on nii kõva hääl. Ei ole, jah? Okei. No kust ma pihta hakkan? Õigused. Õigused. No selge on see, et foto, pressifoto, vahet pole milline foto on eelduslikult alati autoriõigusega kaitstud. Meil on palju juhtumeid maailmas, kus on analüüsitud seda, kas iga pressifoto on. Võib-olla hea näide on Obama, kui te mäletate, valimiskampaania ajal tehti tast pressikonverentsil üks foto ja pärast sellest kujundati kogu kampaania selle peale. Ehk siis tehti see Hope ja Freedom ja teate need sellised postrid. Ja seal tekkis küll vaidlus ja see vaidlus oli tegelikult väga huvitav. Et seal pressikonverentsil oli, kui te teate Valge Maja pressikonverentsi, seal oli umbes 50 fotograafi, kes tegid fotod Obamast täpselt samal ajal hetkel, ta oli täpselt samas kohas, sama taust, sama kompositsioon, tegid 50 tükki kõik enam-vähem samast kohast, eks ju? Ehk siis kõigil oli enam-vähem samasugune foto ja ühte neist kasutati siis selles kampaanias. Ja sealt tekkis küll vaidlus, et kas sellise foto puhul, kus fotograafil ei jää mitte mingit võimalust lisada oma isiklikku puudutust, personal touch, et kas siis tekib autoriõigus või ei teki. Ka Euroopa Liidus on sama põhimõte, Beineri lahend, see on seal selle QR code'i all, ma teen sissejuhatuse. QR code'i andis teile. Ärge jumala ees seda praegu lugema hakake. Ma tegin pigem sellepärast, et kui teil pärast kas tekib küsimusi või tahate midagi kontrollida, et mis juttu ma siin rääkisin, et siis ma panin sinna mõned viited, mis ehk aitavad igapäevatöös, ma loodan, et aitavad, et sellepärast pigem selle QR code'i, et mitte, et ma kuidagi selle järgi räägiks, aga seal on iseenesest see Beineri lahend ka viidatud, kus on siis kirjas, kuidas Euroopa Liidu kohus seda vaatas. Euroopa Liidu kohus vaatas, et fotograafil tekivad fotosuhtes autoriõigused nii kaua, kui fotograaf saab konkreetsel ajahetkel valida, kuidas ta seda pildi teeb, mida ta teeb, mis kompositsiooni ta valib, valgustust, ISO saab ju alati valida ja ka lisas Euroopa Liidu kohus väga harva, meil kohtunikud suudavad nii tehniliselt mõelda, aga lisas ka, et ka töötlemisõigus pärast või töötlemisvõimalused, erinevad digitaalsed võimalused, et seal fotograafil on võimalik teha valikuid, mis tulenevad temast endast. Ja kuna need valikud on olemas, siis on see autoriõigustega kaetud. Sest autoriõiguse, tihtipeale me mõtleme, et autoriõigus kindlasti kaitseb midagi, mis peaks ilus vaadata olema, on ju? Või kuidagi hingele või võib-olla moodsa kunsti kohta alati pole hingele, aga et on ikkagi huvitav vaadata, eks. Aga tegelikult autoriõigus on selles mõttes väga huvitav, et seal on 0 tasandit, seal on 0 ootust esteetilisusele, 0 ootust väärtuslikkusele, kunstilisusele. Minu 3-aastase lapse joonistus on täpselt sama palju autoriõigustega kaitstud, täpselt sama palju teos, kui siis ka kõige läbimõelduv foto üldse, mida on võimalik teha või ka Mona Lisa maal, et mitte mingit vahet, kõigil on täpselt samad õigused ja eeldused on samad. Ehk siis fotograafil igal juhul me eeldame alati, et tekivad autoriõigused. Miks ma kogu korrutan seda sõna eeldused? See on nüüd selline juristi värk natukene, aga autoriõigus on selline tore seadus. Et te olete kõik ajakirjandusmaailmas, te teate, et kui inimene läheb kohtusse, siis üks asi, mida ta peab reeglina tegema, ta peab ise tõendama seda, mida nõudma läheb. Kui ta läheb laenu tagasi nõudma, tal laenulepingut ei ole, siis ta ilmselt tuleb tagasi tühjade kätega ja saab õppetunni, et järgmine kord läheb koos laenulepinguga kohtusse. Aga autoriõigus on tagurpidi. Et seal meil kehtivad seaduses juba eeldused. Et kui mina ütlen, et see on minu tehtud foto, siis eeldus kehtibki, et see on minu tehtud foto, mina olen autor ja autoriõigused kehtivad. Kui sina vaidlustad selle, siis eeldus jääb kehtima, ja nüüd sina hakkad tõendama. Ei, Karmen, sina seda fotot nüüd küll ei teinud, selle tegin mina. Ja nüüd siis võib mulle alles tekkida uuesti see kohustus, et ma pean hakkama tõendama, kas see on teos, et ma sain teha isiklikku puudutust, ma sain teha oma valikuid, miks ta on üldse teos, ning teiseks, et mina seda tegin. Ehk siis, näiteks kui me võtame mingite telemaastikul on päris palju küsimusi formaatide ja stsenaariumite osas, et kes ikka tegelikult see autor on, siis alati see soovitus on, et kui te ikkagi teete teose, mida te arvate, et sellel on tulevikus mingi äge väärtus
ja mida on lihtne kopeerida, on ju, mida on lihtne, see on kindlalt eeldus, et siis see esimene koopia, ärge kustutage seda ära, hoidke ta kuskil alles, et te saate alati näidata, et kuule, 81. aastal mina ikkagi tegin selle, mitte keegi teine. Ehk siis see fail tuleb alles hoida? Jah, just. Okei, see on autoriõigus. Nüüd me joome varalise õiguse juurde. Jaa, autoriõiguseid tegelikult ongi 2 sorti, see on ka oluline. Siin tulevad suured muutused lähiaastatel. Muidugi seda me oleme ähvardanud siin Justiitsministeeriumiga juba 20 aastat, aga siin tulevad päriselt suured muutused. Ehk siis täna on autoriõigused 2 sorti, varalised ja isiklikud. Isiklikud õigused on Eestis selline eriti tore loom, ma ütlen ausalt loom, sellepärast, et me oleme absoluutne maailmarekordi omanik. Keskmiselt erinevates riikides isiklik õigusi on 5, 6, 7, 8, meil on 11. Me oleme Saksamaaga võrdsed. Eks meil on hästi palju isiklikke õigused. Ja isiklikud õigused, miks ma ütlesin võib-olla loom, mis kõlab karmilt, lihtsalt te salvestate, ma ei tohi kasutada sihukese sõnu. Ma olen autoriõiguste õppejõud, ma ilmselt ei tohiks öelda loom nende kohta. Isiklikud õigused on sellised, mis on nagu laps, kui ta juba sünnib ja tast lahti ei saa. Te ei saa tast lahti. Eks nad on teiega elust surmani ja veel 70 aastat pärast seda. Ja te ei saa neist lahti, tahate või te ei taha. Kirjutate väga nõmeda sotsiaalmeedia postituse, kus teil oli isiklik puudutus ja see on teie teos ja te jääb teiega elu lõpuni. Te ei saa öelda, et te pole autor, lihtsalt ei saa, sest te ei saa seda õigust mitte kellelegi ära anda, sest isiklik õigus, autori moraalne õigus on tagatud põhiseadusega. Ja põhiseadusliku õigusi, õigus elule ja õigus väärikusele me ei saagi kellelegi ära müüa, on ju. Täitsa loogiline tegelikult. Ja isiklikud õigused on näiteks õigus autori nimele, on ju, täitsa loogiline, autorsusele, au ja väärikuse kaitsele. Aga Eestis on neid nii palju, et seal tekib hästi palju selliseid probleeme kohtades, kus need õigused, isiklikud õigused ja varalised õigused kattuvad. Varalised õigused on need, mille eest sa saad raha küsida, kõige lihtsustatamad. Need on õigused, mis on müügiks, levitamiseks, rentimiseks, teistele kasutada andmiseks, mille eest ma saan raha küsida, ma saan neid litsentsida, ma saan need kõik täiega ära müüa, juristi keeles loovutada, et need ma saan ära anda, aga isiklikud õigused jäävad minuga. Ja nüüd probleem on meil Eestis natukene on seal, et meil teatud õigused natuke kattuvad. Ehk näiteks õigus teose lisadele, ehk ma tahan kellegi teosele midagi lisada, on varaline õigus, ma saan litsentsida selle ära või töölepinguga need lähevadki mult ära. Aga isiklik õigus on õigus teose puutumatusele, ehk siis mitte keegi ei tohi minu teost täiendada. Kui juba loogiliselt võtta, siis need on päris sama asi, need on väga keeruline seal vahet teha. Ehk siis need on need muudatused, mis tulevad paari aasta jooksul, kindlasti tulevad, ma olen näpud pius. Ehk siis kus need kattuvused on, need võtame maha selleks, et meil ei tekiks sellest õigusselgusetusest nii palju mõttetuid vaidlusi, mis lähevad autoritele ka palju maksma. Aga muidu jah, isiklikud õigused, sinu õigused, millest sa ei saa loobuda raha eest, sa saad öelda, et ma olen nõus, et te avaldate selle foto minu, ma ei tea, näiteks siis kunstniku nimega, et ma ei taha, et ma oma nimi sinna pannakse, või minu kunstniku nimi, ja kui te olete selle kinnituse andnud, siis see täpselt nii kehtibki, sest see on teie isiklik õigus, teie otsustate, kuidas seda võib avalikustada. Aga varalised õigused, nagu öeldud, need on need, mida saab litsentsida, loovutada ja nende eest saab raha küsida. Kehtivad täpselt sama kaua iseenesest, sinu eluiga pluss 70 aastat, pärast seda läheb see kõigile kasutatavalt, vabalt kasutatavaks, muidugi välja arvatud jällegi au ja väärikus, seda ei tohi ikka rikkuda. Seal Justiitsministeerium hakkab siis tulevikus esindama ja esindab siis ka pärast seda aega veel edasi. Aga mis nende varaliste õigustega on siis? Varalisi õigusi on meil isegi rohkem kui isiklikke õigusi. Aga kõige tavalisemad on õigus teha koopiat, reprodutseerida, õigus levitada, õigus tõlkida, kui see on niisugune teos, mida saab tõlkida, õigus teha tuletatud teoseid, mis on äärmiselt oluline õigus. See on see, et näiteks teie fotost, näiteks ma tõin enne selle Obama Hope'i näite, et sellest fotost, pressifotost, tehti kampaania alusposterid. See ei ole päris kopeerimine, eks ju. Ta ei ole koopia, ta ju tehti täiesti selliseks kartuunilikuks või selliseks Ta on moonutatud ju. Moonutatud. Moonutamisõigus ei ole otseselt õigus. Ehk siis see on niisugune tuletatud teos. Näiteks mina kirjutan Harry Potteri raamatu, saan kuulsaks ja sul tuleb suurepärane idee, aga ma teeks hoopis filmi. Tegelikult ta ju sa ei kopeeri ju minu raamatut, et tekib küsimus, et mis siis üldse autoriõigused seal on, aga see ongi tuletatud teos. Ja tuletatud teos tähendab, et sellele filmile on autoriõigused kuuluvad sulle, aga sa võid seda teha ainult minu loal. Ehk siis sama on fotodega, on ju.
kui teie fotot kuidagi muundatakse näiteks, et see läheb, tänapäeva maailmas nii lihtne, mingi asi läheb viraalseks, nii, võib minna väga lihtsasti ja see moonutatakse millekski muuks, on ju. Tehakse mingit meeme ja asja. Lõigatakse jupp ära. Oi, see on väga paha. See on ju isiklik õigus juba. See on juba ju moonutamine nagu teose nii-öelda muundamine. See on juba isiklik õigus ja seda ei saa üldse ilma autorita tegelikult teha. Välja arvatud loomulikult, seal on lepingulised suhted tulevad juurde, ma kohe sinna ka jõuan. Aga ühesõnaga, isiklikud õigused, millest ei saa raha küsida, mida ei saa ära anda, need on teiega, kas te tahate neid või te ei taha. Ja siis on varalised, mida saab väga erineval viisil anda kasutada. Esimene on loovutus. Loovutus tähendab seda, et te annate ära, saate sellest tasu või mõnikord ka väga väikese tasu, aga ikkagi tasu ja nendega ongi kõik. Te ei näe neid enam mitte kunagi, seal on väga üksikud alused, kuidas see loovutamisleping võib muutuda tühiseks. Loomulikult võib väga üksikutel alustel, aga üldiselt loovutus on ikkagi nagu müük. Te müüte oma auto ära, siis te müüte oma auto ära ja selles mõttes õigusi saab ka müüa ära. Ja kõige tavalisem on üleminek, näiteks on töölepinguga. Töölepingu seadus ütleb meil, et tööandjale lähevad üle töötaja varalised õigused. Kordan, varalised õigused. See ei tähenda, et läheb üle õigus muuta autori nime või õigus otsustada, kuna on teos valmis avalikustamiseks või õigus teost muuta. Need ei lähe üle, aga kõik muu läheb üle. Nii et alati, kui teie annate foto siis toimetusele, ja toimetus hakib seda, lõikab juppe ära. Ja ilusaid juppe lõikab ära, siis tegelikult tohib seda teha autori loal. Ja see on meil ka Riigikohtu praktika, nendes slaidides, mis ma panin, seal ma olen toonud näite, mis ei ole küll kahjuks foto kohta meil Eestis, aga meil on foto kohta ka näide, ma toon tolle ka. Ma toon kõigepealt stsenaariumi kohta. See on niisugune film oli kunagi Eestis nagu Stiilipidu, ma ei tea, kas keegi üldse kunagi seda näinud on ja teab. Väga tore film oli tegelikult, aga selles oli väga äge õigusvaidlus. Ehk siis algselt palgati stsenaristid, kes tegid stsenaariumi, siis filmitootja ja stsenarist enam ei näinud päris silmast silma, kuidas see kõik võiks edasi toimuda. Ja filmitootja otsustas kaasata teised isikud stsenaariumi lõpetama ja natukene paremaks filmi tegema. Ja algne stsenarist läks kohtusse, ega see, et me oma varalised õigused andsin filmitootjale, öeldes, et võime toota stsenaariumi alusel, filmi, kõike teha, ei tähenda ju, et minu isiklik õigus oleks kuskile läinud. Ja kui nüüd teised isikud hakkasid minu stsenaariumi kallal ilma minu loata tööle, siis on see ju selgelt isikliku õiguse kasutamine ja seda ei oleks tohtinud teha. Ja Riigikohus ütles loomulikult, nii ongi ja peabki olema. Teine hea näide on võib-olla isegi kuulsam ja on selles mõttes ka kuulus lahend Eestis, et see on üks kõige suuremaid siis nii-öelda rahalist hüvitist välja mõistetud kaasus siis just nimelt foto puhul. Ja küll, see oli natukene eriline selles mõttes, et see fotograaf oli tõesti üks maailma kuulus fotograaf nimega Jill Greenberg, ta ei ole pressifotograaf, aga ta on portreefotograaf. Ja selle puhul, kas keegi teab seda kaasust, millest ma räägin? Ma tean, et kindlasti mõned teavad. Hämaralt teate, just Keskerakond ja Kesknädal. Keskerakond ja Kesknädal tollal siis oli veel üle-eelmine president ja siis olid neil Ärma talu ja siis Ärma talu kuludega oli kogu aeg nagu erinevaid teemasid püsti ja siis nad tegid sellise bänneri omal Kesknädal oli siuke tore ajaleht, kõik kindlasti mäletavad, oli siuke bänner, et Ärma talu kulud ja siis nad panid selle Jill Greenbergi ühe portreefoto, mis tal oli tehtud siis eraldi seeria siis nutvatest lastest, kes tõesti nagu kogu hingest nutsid. See oli väga kuulus fotoseeria üle maailma, seepärast, et erinevad lastekaitsjad olid küsinud selle kohta, et kuidas ikka niimoodi võib, et fotograaf paneb omal siis inimesi, veel väikseid lapsi niimoodi nutma ja palju skandaalia tekitanud foto, siis seeria, palju näituseid üle maailma käinud ja see oli nagu eriti oluline oli, et see fotoseeria oli siis protestiks tolleaegse keskvalitsuse ja sellise globaliseeruva ühiskonna ja kõige vastu tehtud, eks ta äärmiselt antipoliitiline kunstniku sõnum, mis on ju selgelt oluline. Kui kunstnik teeb fotos ja tal on mingi sõnum, siis seda peab austama. Ja Keskerakond ütles, et tema leidis pildi, äge nuttev laps, tõesti väga ahastavalt nutab, pisarad lendavad ja Ärma talu pilt seal ja teisele poole panna presidendi pilt ja veel lõigata ka seda last sealt, nagu sest see laps oli vaja seda nagu nägu. Ja see jõudis tõesti Riigikohtusse välja ja Riigikohus mõistis välja nii litsentsitasu varalise kahju eest, selle eest, et võeti ja kopeeriti algne foto
ja avaldati see üldsusele, 2 õigust kasutatud. Ja teine kahjuhüvitis siis isiklike õiguste rikkumise eest, mida ei saagi ju litsentsida, aga ega see ei tähenda, et õiguste rikkumist ei saa heastada. Ja rikkumine oligi see, et seda fotot lõigati, niimoodi nagu siis Kesknädal ja Keskerakond heaks arvasid tollal, või nagu reklaamile vaja oli. Ja teiseks oli ka veel kunstniku au ja väärikus. Miks kunstniku au ja väärikus? Sellepärast, et see oligi maailma kuulus antipoliitiline fotonäituste seeria, mille siis foto võeti ja pandi poliitilise reklaami külge. Arusaadav. Ja viimaks veel loomulikult siis ka autorsuse ja autori nime mitte tähistamine, seepärast, et ei mainitudki, kelle foto oli. Ja tõesti tolle aja kohta oli see absoluutne rekord hüvitis. Kui ma nüüd ütlen, siis ma kindlalt valetan. Päris 30 ei olnud minu meelest. Kas oli äkki 25 oli äkki kokku koos kuludega. Koos kuludega oli 30, jah, ma olen nõus. Ise esindasin ju võiks teada, aga ei mäleta. Minu meelest oli rohkem, minu meelest oli 50. Jah, võib olla, ma tõesti ei mäleta. Taheti rohkem, aga ei maksnud nii palju. No me väga palju rohkem ei küsinud, me küsisime jumala mõistliku summa, aga ühesõnaga see minu jaoks oli see hästi oluline lahend, sest see oli tõesti esimene Eesti Riigikohtu lahend, mis võttis tõesti fotograafia õigused, mitte et neid poleks enne olnud, need on kogu aeg olnud, aga ikkagi kogu aeg oli küsimus, et kas reklaam näiteks, kas reklaampudeli fotoga üldse saavad tekkida mingid õigused, et see on ju ainult valge taust ja teed snappi ära ja pärast paned teise tausta taha, et kogu aeg olid need küsimused kuidagi õhus. Aga seal ka juba Riigikohus viitas Euroopa Liidu kohtu lahendinetele, mis samamoodi ütles, et ega fotograafia teos ei ole kuidagi teistsugune kui mis tahes muu kunstivorm. Ikka kunst on kunst, inimene ise otsustab oma loomingulisuse piirides, kuidas ta mida teeb. Et siis ta on sarnane nagu ka muusikale põhimõtteliselt. Absoluutselt. Fotomuusika, üks kunst. Just. Ja tänapäeval võib-olla, mis on oluline, kui tuua nagu autoriõiguste valda ka, et pressifotograafia ilmselt nagu see puudutab kõige vähem, kõiki teisi fotograafe kindlasti rohkem. Ehk siis, kui kasutate tehisaru foto siis muundamiseks, ütleme siis sellise sõna. Parandamiseks sa tahad öelda? Siin on nüüd hästi oluline, et siin on nagu kahetised tööriistad on tehisaru mõttes. Ühed, mille puhul me ütleme, et ta teeb seda, mida inimene tal teha käseb. Enam-vähem. Alati on seal teatud vabandus. Teksti puhul näiteks, kui te kasutate tõlkeprogrammi, ega kui te räägite mõne tõlkjaga, siis tõlkija õigused on ju samamoodi autoriõigustega kaitstud, sest tõlkjal on ühte lauset ju võimalik tõlkida mitmel erineval viisil ja igal juhul seal on see isiklik puudutus ja tekib eraldi teos. Tõlgitud teos on ju eraldi teos. Ehk siis selles mõttes on oluline, et kui kasutada näiteks tõlkeprogrammi tekstitöötlusel, siis me ütleme, et kuigi tõlk ja kui inimene seda teeb, siis seal on eraldi teema, aga kui me nagu kasutame sellist enam-vähem ettenähtavat tehisaru, siis seal midagi kuidagi autoriõiguste osas ei muutu, kõik jääb nagu samaks, et see on ikkagi kõik on puhtalt ja täiesti 100% autoriõigustega kaitstud ja selle algse füüsilise isiku fotograafi teos. Nii kui me kasutame tehisaru, mis läheb sellest kaugemale, mis annab tulemeid, mida te ei suuda kas korrata, on ju, mis on ju loogiline, on ju generatiivne AI, seda korrata on tulemust väga raske. Ja teiseks, see, kes selle nii-öelda käsu andis tehisarule, käsu andmise hetkel ei suutnud ette näha, milline see tulem täpselt olema saab. Kui need tingimused on täidetud, siis tekib kohe küsimus, kas see nüüd, mis tulem on lõpuks, kui see nii-öelda natuke moondatud foto seal nüüd tulemiks on, kas seal enam kehtivad autoriõigused. Ja see on väga põhjendatud küsimus. Ma ühe näite panin sinna slaididesse ka. See on küll Ameerika Ühendriikide autoriõiguste komisjoni otsus siis ühe konkreetse foto kohta, kus siis kunstnik, ta ei alustanud, ta alustas vist mingist algsest fotost, aga ta tegi 651 prompti. Kui te teate, prompt on see käsk, mis sa annad tehisarule. 651 prompti, millega ta täiustas seda nii-öelda sarja fotot. Ta võitis sellega ka Ameerika tolle aasta mingisuguse autoriõigusliku mis iganes võistluse ja siis komisjon otsustas, et aga tead, sa võid igast asju võita ja sa võid nimetada ka seda fotoks ja kõigeks ja kunstiteoseks.
aga autoriõigustega see küll kaitstud ei ole ja sina autor ka ei ole. Nii et tegemist on lihtsalt toreda. Aga sellisel juhul, kes siis autor on? See tehisaru? Ei olegi autorit. Et see on universaalne põhimõte, et kui meil muidu on väga vähe asju õiguses, mis on universaalsed selles mõttes, et kui meil on 180+ riiki maailmas, et ma saan öelda, et umbes 180+ riigis täpselt niimoodi see kehtibki. Ja see kehtib sellepärast niimoodi, et nendes kõigis on üks oluline norm autoriõiguste seadustes, mis tuleb Berni konventsioonist ja mis ütleb, et autor saab olla ainult füüsiline isik. Ehk siis kõik teavad kindlasti seda kurikuulsat juhtumit, kus üks ahv tegi fotoaparaadiga džunglis hästi palju pilti ja sellest tuli meeletu vaidlus samamoodi. Associated Press seal võttis seda fotot ja siis Wikipedia pani seda igale poole ja no väga kuulus, sest see ahv oli tõesti ju väga vallatu ja väga tore ahv on ju. Fotoahv. Absoluutselt. Ta tegi kokku 609 pilti on ju 24 tunni jooksul, üks naljakam kui teine. No super äge on ju. Ja kui vaidluseks läks, siis kohus ütles, et aga mida me vaidleme siin? Kus see füüsiline isik teil siin on? Mis ajast orangutang teil füüsiline isik on? Ei ole. Minge ära, leppige kokku parem. Igaüks saab natukene. Kui te tahate muga lõpuni siin vaielda, siis ma luban teile, et ma teen otsuse, et sellele ei kuulu ükski autoriõigus ja mitte keegi ei saa mitte midagi. Ja niimoodi Associated Press ja see algne nii-öelda autor siis läksid kohtust ära ja tegid lihtsalt mingi kokkuleppe, et nad te kasutate niimoodi, me kasutame niimoodi, maksame üksteisele natukene, aga autoriõigusega see kaitstud ei ole. Samamoodi on ju, kui sead joonistavad või kassid on ju sabaga teevad triipe, see kõik on väga tore, me võime seda nimetada kunstiks ja kõigeks, aga me ei nimeta, see ei ole autoriõigustega kaitstud. On ju? Ja sama on siis AI-ga. See kõik on väga tore, see kõik on väga ilus, aga ta ei ole autoriõigustega kaitstud, seda ei saa litsentsida. Kui sa ütled, et sa oled selle autor ja mina taipan ära, et see on tehtud AI-ga, siis see eeldus ma lükkan ümber, sest ma suudan näidata, et see pole autoriõigustega kaitstud ja ma võin seda kasutada täpselt samamoodi nagu sina ja iga teine ja mitte keegi ei pea mitte kellegile maksma. No, aga seadus muutub paari aasta pärast. Ei, see ei muutu. Nagu kaks erinevat lähenemisviisi sellele küsimusele. Üks asi on see, kui te annate ette prompti ja see prompt loob enda olemasoleva informatsiooni peale foto või siis nagu realistliku kujutise, mis on foto toode, eks ole. Nii. Ja teine variant on see, et sa annad koos promptiga ette foto, mis on loodud isiku poolt. Ehk siis, kui seda teist varianti kasutada, mille autor on päriselt füüsiline isik, kas selle kohta on ka kohtulahendis, mis ütleb midagi? Ja, meil on Saksamaal on meil paar sellist juhtumit olnud ja meil on Prantsusmaalt üks, aga kõige arenenum hetkel see ikkagi on USAs, kus need kohtuotsused lihtsalt tulevad nii palju rutem. Euroopa süsteem on meil kahjuks nii aeglane, et meil jõuame kohtuotsusteni 5 aastat, 6 aastat pärast juhtumit ja kui te mõtlete, kuna generatiivne tehisaru tuli, siis me ei ole veel jõudnud ühelegi. Aga see põhimõte ja sellega nõustuvad ka kõik, ütleme, Euroopa Komisjon on olnud välja juhise sellega, et nad nõustuvad USA lähenemisega, et kui on olukord selline, et kas on algne prompti osa, on autori loodud teos, luuletus, foto, vahet ei ole, mis see on ju, või siis autor või see inimene muudab selle prompti saadud tulemit nii palju, et ta nagu paneb enda sinna pärast sisse. Foto puhul me räägime ainult sellest, et sa paned algselt foto ja ütled, et tee nüüd midagi on ju. Sellisel juhul me hindame pärast seda, kas see, mille tegi tehisaru, kas see oli oluline osa. Oluline osa ja selle hindamine on hästi tore. See on juristide lemmik, sest see tagab 4 aastat kohtuvaidlust. Kohtunike lemmiks, nad saavad kirjutada 10 lehekülgi selle kohta, kuidas seda hinnata. Eesti kohtupraktikas olulist osa on hinnatud näiteks võrdluses sõnaga põhimotiiv. Samuti on hinnatud olulist osa, see niimoodi, ja nüüd kuulake, see on ainult juristid panevad sellised laused kokku. Oluline osa on see, mis on suurem kui mitteoluline osa. Ja mitteoluline osa võib olla võrreldav motiveeritud mahtu ületava osaga autoriõiguste mõttes ja motiveeritud mahtu ületav osa võiks olla umbes 10%. See oli lause või? Just. Ehk siis, kui on alla 10% midagi, siis me võime olla üsna kindlad, et see ei ole oluline osa. See on nagu, mida me võime üsna kindlalt öelda. Ja see on autoriõigustes hästi oluline, see 10%, kõik see on nagu hästi nagu kirvega löödud, et see võib olla hoopis midagi muud, ma kohe ütlen, miks. Et miks see on oluline, on ju see, et teie ju ka oma valdkonnas see refereerimine, tsiteerimine, kui te peate kasutama kellegi teise teost,
ilma talle litsentsi tasu maksmata, ilma tema nõusolekuta tahate kasutada, siis teil on alati õigus seda teha motiveeritud mahus, on ju. Ja motiveeritud mahtu me hindame läbi selle standardi nagu 10%, kuigi see võib olla ka midagi muud, et ma ei tea, kui on Jaapani haiku, on ju, mis on kokku 2 rida, kui sa võtad sealt nagu 10%, siis sa võtad sealt nagu ühe sõna, et võib-olla see on natuke vähe, et sealt võib natuke rohkem võtta. Samas, kui on jalgpallimatš, mis on 9 minutit pikk ja seal on 1 värav ja sa võtad selle värava, mis on nagu ei ole ühtegi protsenti, aga see ongi ainuke, mis seal mängu jooksul toimus, on ju, ülejäänud ajal nad lihtsalt kõndisid edasi-tagasi, nad isegi jooksnud, on ju. Noh, siis jällegi see värav on ilmselt rohkem kui motiveeritud maht. Ehk siis see oluline osa on nagu väga tore sõna, millega saab edasi-tagasi mängida, aga see on see standard. Et niimoodi me hindame ka patente täna Eestis näiteks ja Euroopas ja ka Ameerikas, et patenditaotluste puhul, kuna meil seadus nõuab, et patenti saab esitada ainult jällegi füüsiline isik, kes on selle autor, on ju. Ja nüüd siis me hindame seda, et aga kui tehisaru, no tehisaru tegelikult täna leiutab päris palju ja päris kiiresti ja päris efektiivselt. Siis meil patendiametid on ka seisukohal, et me hindame seda, et kui füüsiline isik osaleb ikkagi olulises osas, siis on ta füüsilise isiku koostatud, isegi kui tehisaru on teinud seal palju asju. Ja kui tehisaru on see, mis on teinud selle olulises osas, siis me ei saa seda patenditaotlust aksepteerida. Eks selle olulise osa kaudu, kui te lasete fotot töödelda tehisarul. Said vastuse? See on selline... See oli hea vastus, ma tean. See on väga hea vaidluse koht selles mõttes, et... Kahjuks küll, jah. Kui me toome selle nagu teisele tasapinnale veel tagasi, siis tegelikult tehisaru ei loo nullist mitte midagi ja siin on printsipiaalne koht. Fotograaf alati annab loo põhja. nullist midagi. Just. Ja tehisaru ei loo, ehk siis tehisaru loob alati sellest, mis tal on ette antud. Seega tehisaru tegelikult ei saa kunagi olla nagu foto autor, sest ta tegelikult annab lihtsalt loob seose tehnoloogilisel kujul ette antud materjalist. No see oleneb nüüd ka tehisarust, mis me räägime, on ju. Et kui me räägime näiteks enda mingi on-premise arendatud tehisarust, mis kasutabki nagu infot, mis on näiteks sinu serveris, sinu varasemate fotode kaudu, mis ongi nagu sinu enda see, ütleme, nägemus ja käekiri paistab sealt välja, siis on kindlasti üks lugu. Aga kui me räägime generatiivsest, ehk siis, ma ei tea, OpenAI on ju midagi sellist, siis paraku need, isegi kui sa annad ainult oma foto ja isegi kui sa ütled talle ette, et ära nagu sellest fotost kaugemale mine, võta see foto ja lisa siia lihtsalt ainult see, mis ma sulle praegu ütlen, näiteks 10% valgust ja ma ei tea, tõmba varjudes küllastust maha, ma ei tea, 20%. Kui sa niimoodi selle prompti annad ja ta tõesti teeb, põhimõtteliselt teeb nagu fotopointi rohkem, on ju. Sa annad praegu nippe ju. Jah, et siis on võimalik öelda, et autoriõigused jäävad täiesti kindlasti puutumata, see on nagu nii-öelda deterministlik lähenemine. Et sa tead ette, et see prompt, mis sa annad ja mis see tulemus saab olema, sa näed ette seda. Aga nii, kui su prompt on midagi natukenegi laiemat, on ju, et muuda see pilt nagu romantilisemaks, ma ei tea, sossumaks, karvasemaks, ma ei tea, mis iga, ma ei kujuta, kuidas te fotograafidena võite neid promptida. No Valdo Massin ei ole vist seda tööd ei tee, on ju. Jaa, ei pressifotograafidele, ma ütlen ka, et pressifotograaf, kui ta hakata nagu töötlema väga tehisaruga, siis see ilmselt on pressifotograafist päris kaugel. Paned auto hüppama, on ju, üle eesli näiteks või niimoodi, paned eesli alla. Jah. Eks see Ameerika kohtulahendid on selles huvitav, et seal kindlasti tehakse need kõik otsused teeme ära, kui Euroopasse jõuab. Jah. Aga ongi, et nii kohe, kui sa ei kasuta deterministlikku tehisaru, ehk siis sa kasutad seda nii-öelda laia tarbe nagu generatiivset, on ju, OpenAI ja need samad, nende puhul sa tegelikult, kui sa promptile enter vajutad, sellel hetkel see tulemus tegelikult ei tea ja kahjuks ta ei kasuta alusena ainult sinu fotot, vaid ta kasutab alusena miljoneid fotosid, mida tal on treeningandmetele sisse söödetud. Ja palun ärme lähme sinna teemasse, treeningandmed ja õigused. Ei. Aitäh. No, aga räägiks nüüd natuke sellest pressifotomaailmast ka natukene, et mis meid nagu kõige rohkem puudutab, on see ikkagi meie õigused tänaval, inimeste pildistama, kas me võime tungida kellegi aknast sisse, aknast välja, lennata drooniga kellegi maja kohal, kus see piir jookseb, vaata, kus on see nagu minu piir, kus ma võin stoppi panna ja kus ma ei või stoppi panna, kus ma võin keelduda oma sellest tööst. Palju küsimusi. Jaa, proovin kuskilt ühest nurgast pihta hakata. Pressifotograafi puhul on ju, teil tegelikult pressifotograafina autoriõigused puudutavad teid selles osas, et see on nüüd teie foto, kuidas tagada, et te teaksite, kuidas ennast kaitsta, milliseid lepinguid sõlmida, on ju. See on nüüd üks osa.
selle osas seal slaididel panin ka, et tööleping on kindlasti üks kahjulikumaid viise, kuidas autor oma autoriõigustest ilma jääb, sest seal on varalised õigused, lähevad seaduse alusel kõik üle koos saba ja karvadega. Samas töölepingul on kindlasti väga palju muid plusse töötades ajakirjandusvaldkonnas. Nii et ärge nüüd selle alusel nagu kuidagi järeldage. No siin on vabakutselisi ka, eks ju, siin ei ole kõik meediamajad inimesed. Absoluutselt, ongi, et töölepingul on omad plussid, eks ju. Nii, aga kui sa oled vabakutseline, siis on sul on erinevad viisid, kuidas seda teed, kas sa teed seda siukse püsiva suhte alusel, on ju, et ma teengi, meil on raamleping ja iga kord, kui ma foto saadan, on ju sinna majja või sinna poole majja või sinna poole majja, et siis meil on raamleping olemas, me teame, kuidas me käitume. Ja siis on veel võimalik, on ju loomulikult ühekordsed kokkulepped, on ju, et ma nüüd lähen ja teen mingi ürituse kajastamiseks, ehk neid viise on väga erinevaid. Aga kõigil kordadel, kui ei ole tööleping, siis on väga oluline tähele panna, et kõik see, kuidas õigused üle lähevad, peavad olema selles dokumendis kirjas. Kas see dokument on nüüd, ja ma ei räägi dokumendist nüüd nagu, ma ei tea, millestki, mis tuleb välja printida kindlasti ja sinise pastakaga allkirju panna, ma ei räägi sellest, dokumendina võib olla ka WhatsAppi vestlus. Et lõpuks autoriõiguse puhul, kuigi autoriõiguse seadus räägib kirjalikust lepingust, eks ta räägib reaalselt nendest sinistest allkirjadest, on ju, siis nagu kohtupraktika Eestis on ikkagi siin tulnud appi nii autoritele kui kasutajatele, öelnud, et me saame aru, et vorminõue tegelikult seaduses on, aga see ei ole ju kellelegi kasulik. Kõige vähem on see kasulik autorile, on ju sellele isikule, kes seda loob, kes peab hakkama nüüd mingite paberitega ringi jooksma. Ehk siis kohus ütleb, et tegelikult kui nagu te suudate teisiti tõendada, siis see võib olla ka WhatsAppi vestlus, signaali vestlus, meili teel, aga suuline on kindlasti autorile kõige kahjulikum. Et kui te lepite suuliselt kokku, see on jumal okei, leppige kõik kokku, aga pange pärast teljale, kas meil või WhatsApp või mis iganes viisil, et kuule, et leppisime kokku, on ju, et tulen, ma ei tea, 13 mai, tulen sinna, teen 1600 fotot, pärast annan üle, mis iganes need kokkulepped on, pane need kas või nagu kõnekeeles kirja, et ei pea üldse kasutama õiguskeelt, teil ei ole vaja mingit juristi abi seal. Küll aga võtke need slaidid lahti, mis seal taga on ja seal on 2 slaidi, mis puudutab seda, kus teil on lepinguvabadus, mida te saate kokku leppida ja mida võib olla mõelda. Ja võib-olla, kui teil nagu liiduna on ju rohkem siin jõuõlga, võib-olla mingil hetkel teha mingid raamlepingud või mingid raamtingimused, mis kehtivad kõigile pressifotograafidele, kes on liidu liikmed, kes kuskil tööd teevad, et siis lepitakse kokku ainult tasus. Ja raamleping kindlasti annab palju, sest autoriõiguse seadusest tegelikult tuli Euroopa Liidust päris palju huvitavaid muudatusi, mis puudutavad, on ju see, ma ei tea, kas te olete kuulnud bestselleri klausel, ma arvan, kuulnud olete meediast, on see päris palju läbi jooksnud, mis on üks huvitav klausel ja seda ei oska veel nagu keegi isegi väga hästi rakendada, mis ütleb põhimõtteliselt seda, et isegi kui te kunagi ammu olete leppinud midagi kokku, loonud midagi, mingid fotod, saba ja karvadega selle kõik ära müünud, saanud, ma ei tea, kas nagu naeruväärse summa või ka väga mõistliku summa, pole isegi vahet. Aga te tegite selle foto mingi kindla eesmärgiga ja ka telja tellis selle mingi kindla eesmärgiga, ma ei tea, ürituse kajastamiseks, uudise kaaneks, mis iganes ta siis oli, aga see foto läheb viraalseks. Ja ta läheb viraalseks olenemata sellest, et kumbki pool ei olnud seda plaaninud. Ta lihtsalt läheb viraalseks ja lähebki, ma ei tea, ikooniliseks, kasutame seda sõna, see on ikka isegi parem võib-olla. Sellisel juhul võib rakenduda bestselleri klausel. Bestselleri klausel on see, kui inimesed hiljem, pärast seda, kui lepingud on kõik sõlmitud, teos on loodud, üle antud, kasutama hakatud, ta nüüd muutub üleöö populaarseks, viraalseks, ikooniliseks ja nüüd selle väärtus on hoopis midagi muud. Siis autoriõiguse seadus annab sellise nagu tagantjärgi näpu tõstmise õiguse, et minu fotoga juhtus nüüd. Ja kui see on näiteks ongi, varalised õigused näiteks on kõik loovutatud ja vahet pole, kas see on siis mingi meediamaja või mingi muu organisatsioon, tõepoolest suudabki hakata sellega teenima ulatuses, mida keegi enne ette ei näinud. Siis on õigus autori saada sellest õiglane osa. Selline väga huvitav bestselleri klausel. Ja mis kehtib kõigile teostele, on ju. See kehtib raamatutele, artiklitele, filmidele, fotodele, kõigile ühtemoodi. Siuksed, et nagu tasub alati nagu teada lihtsalt, et need on olemas. Kas neid kunagi vaja läheb, ei tea. Aga need 10 tingimust, mis ma teile sinna slaididesse panin, mida iga lepingu puhul saab läbi mõelda,
et kuidas me selle tasukokkuleppe teeme, eelkõige ka kuidas see kasutamine võib toimuda, et kas me ikkagi kasutada võib ainult viisil, kuidas me täna ette näeme, on ju, miks ma seda kajastama lähen, kui pressifotograafina te ju pigem noogutage või raputage pead, et te pigem eeldate, et te lähete niisuguse tavapärase pressifoto puhul, te lähete eeldusega, et te kajastate on ju päevasündmust, selle kohta tehakse siis kõikvõimalikud kajastused, mis selle päevasündmust siis nagu selle avaliku huviga nii-öelda kooskõlas on ju. Ja rohkem seda fotot väga ei kasutata. Kas ma eeldan õigesti või? Ei. Ei, jah. On veel kategooriad, on näiteks suuremad kliendid, nagu siin on olümpiakomiteega nagu selline No see on spordifoto juba. Ei ole, aga ta läheb raamatutesse, ta läheb kataloogidesse, ta läheb elama, ta hakkab viraalses minema. Võt see ongi see. meediamaja nagu tellib, aga tegelikult ei ole nagu otseselt kellegagi mingit lepingut ja tegelikult ei ole ka seda, kui palju neid pilte kasutada või. Pärast nagu piirangud puuduvad. Portreesid 3 aastat kas vilja selle sama asja. Tegelikult on ka nagu raamatutega ka sama, et lähevad raamatusse ära ja siis raamatu populaarne trükitakse veel, autorid saavad oma lisatasu kätte ja fotograafidele kunagi ei maksta seda nii-öelda järel nii-öelda tasu. No vot, siin ongi, kui ei ole ette kokku lepitud, miks selline asi on väga lihtsasti võimalik, ongi see, et kui ei ole ette kokku lepitud ja kumbki pool ei ole tegelikult võimeline tõendama, mis tegelikult tollel hetkel kokku lepiti, siis ta jääbki niimoodi. Nad üldiselt ei tahagi kokku leppida, sellepärast, et nii kui sa kokku lepid selle, et seda pilti võib nii kaua kasutada, siis nad juba keelduvad. Ja, ma olen nagu nõus sellega, et kui me võtame nagu pressifoto, on ju, päevakajalise sündmuse kajastamiseks, siis ma ütleks, et kui meediamaja on selle eest maksnud, et siis näiteks kui see sama, ma ei tea, sündmuse aastapäev tuleb, on ju hiljem näiteks, või avastatakse mingi uus, no eriti ma ei tea, võta mingi kuritegude puhul, on ju, et neid, ütleme, sündmuskoha fotot sa kajastad ju nii kaua, kui sa asi jõuab inimõiguste kohtusse ja tagasi 15 aastat, on ju. Noh, näide. Ma ütleks, et see on nagu selle eesmärgiga kooskõlas, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Aga nii, kui me hakkame panema raamatutesse asjadesse, siis seal ikkagi peab, nagu autor ise peab enda eest seisma, pole mitte midagi teha. Ja ma mõistan, mis sa ütled väga hästi, et nii kui autor hakkab seadma tingimusi, nii on igal tellijal, ta teeb niimoodi ja ütleb, et no selge, ma küsin siis Timu käest. Ei, ta teeb pigem nagu niiviisi, et ütleb, kui Eesti pilti sobi näiteks, spordifotodega on hästi palju selliseid asju, kus nad võtavad selle sama pildi ketist. Kuskilt, no ketist nad ei saa, see on väga kallis, aga ütleme Reuters mingi muu. No vahet ei ole, jah. Aga nad ei pea seda jälle teist korda nagu isegi neile tasu. Tegelikult need maailma suuremad nii-öelda küsivad ikkagi selle tiraaži pealt raha. No see oleneb hästi jällegi lepingu tingimustest. Ja jällegi see on nüüd küsimus, kuidas on võimalik. Ei, no kui ikkagi suurtest andmebaasidest võetakse, siis seal tegelikult jälgitakse väga täpselt kasutuskordi, kasutuskohti, kasutuse ulatust, meediumi, et need on kõik kokku lepitud raamlepingutega ikka. Pigem kui selle raamat teeb kordustükki, siis kunagi ei lepita. Selle ma julgen päris näite vastu kohe, et see on hüpotees. Mul on tuua näiteid, kus suured kasutavad täiesti tuimalt ilma mingit lepingutest. No mina olen näinud juhtumeid ka, kus on nagu tulnud näiteks vaidlustus suurelt mingilt rahvusvaheliselt foto andmepangalt ja meil on kõik asjad olemas. Et meil ongi ostetud niimoodi on ju näiteks, et võid kasutada selle aja jooksul piiramatu korv, piiramatud meediumid. Siis ja ongi, ei olegi vaidlust. Et see oleneb väga, aga jällegi ma rõhutan, tõendamiskoormis selleks, et nagu lepingust teie saaksite paremad tingimused kui see, mida suudab teil pärast tellija öelda. Aga minul ongi praktikas niimoodi, et kui ma foto tellin on ju spordivõistlustest, siis ma kasutan seda uudises Facebookis, siis panen 53 raamatusse ja siis veel paari filmi ka on ju. Et see ongi minu tavana. See küsimus on mul see, et on nagu kokku lepitud, see lepib ära, et tuleb raamat välja, antakse see välja ära, tehakse 10 000 tiraas, pärast on populaarne, tehakse veel 30 000 juurde. Seda meil kokku lepitud ei olnud, et seda juurde. Aga vaat, kui pole mitte midagi kokku lepitud, ongi ainult kokku lepitud selle raamatu loomiseks, kirjastamiseks, väljaandmiseks ja rohkem pole midagi kokku lepitud. Kui on kokku lepitud, kui rohkem pole midagi kokku lepitud, siis ongi väga, väga lihtne. Mina tõestaks kohtus iga kell ära, et kui me niimoodi kokku leppisime, siis ei oleks ju midagi teha, siis ma teengi nii palju, nii kaua kui ma kirjastan ja annan välja, ükstapuha mitu korda ma seda teen, nii kaua ma teen kogu aeg sama asja. On see, et on ajakirjanikega või ütleme selle, kes see raamatu nagu koostab,
Nendega on küll need lepingud olemas. Ja, aga nendel on teadlikkus ilmselt siis nii palju suurem või neil on nii palju rohkem läbirääkimiste võimu või nad mõtlevad nii palju ette seda läbi. Et see ongi, sa peadki panema, kui on risk, et läheb kirjastamiseks selle fotoga, siis sa pead ise enda eest seisma ja ütlema, et see fotokasutusõigus täna kasutage meedias päevakajalise sündmuse kajastamiseks, palju tahate. Kui te tahate anda välja raamatut, davai, teeme kuni 15 000 tiraaž, 1 või 2 trükki, edasi tuleb kokku leppida. Kui te tahate anda selle tõlkida, ja anda selle välja Lätis, Leedus ja Soomes, jällegi, palun tulge leppige kokku. Või ma annan teile ette loa. Jah, Ukrainas võite anda, aga Suurbritannias ei või ilma minu loata. Ja täpselt nii ongi. Aga ega kui ise kokku ei lepi, siis sa kohtusse minna ei saa, sest sa tuled sealt tagasi. Kas päris tühjade kätega ei pruugi tulla, aga pigem ikkagi taskus on vähem kui siis, kui see kohtus läks. Pigem on see, et raamlepingud on juba erinevad. See, kas see raamleping koostab kes ajakirjanik, siis mis fotograafile antakse. Fotograafi käest küsitakse lihtsalt umbes palju pildi käest küsitakse. Aga see on, seal ei saa mitte keegi teine aidata kui ainult autor ise. Ükski tellija ei hakka autorite eest, samamoodi meediamajad. Meediamajade ülesanne ei ole mõelda välja paremaid tingimusi fotograafidele, paremaid tingimusi ajakirjanikele. Ma ei ütle, et nad seda ei võiks teha ja kindlasti nad mingis ulatuses seda ka teevad, et nad ju tahavad ka, et oleksite head koostööpartnerid, tuleksite järgmine kord ka. Asi pole selles, aga see pole nende töö, pole mitte midagi teha. Nii on lihtsalt. Eks siin on moraal, et me peame tegema kokkuleppeid, kirjalikke kokkuleppeid. Et väga-väga hästi töötavad ja ma ütlen ausalt, et väga hästi töötavad just nimelt erialaliidud. Ja ma ei mõtle siuksi mingid formaalseid struktuure nagu Eesti Autorite Ühing on ju, kes tuleb ja sõidab teerulliga kõigist üle. Ma ei mõtle midagi sellist. Ma ei mõtle üldse halvasti Eesti Autorite Ühingute kohta, päriselt. Eesti Autorite Ühingute nad teevad väga tänuväärset tööd, et asi pole üldse selles. Et ma ei räägi nagu nii formaalsest selliseks kollektiivse esindamisorganisatsioonist on ju seaduse alusel. Ma ei mõtle midagi sellist. Ma mõtlengi erialaliidud, kes ütlevad, et meie liikmed, kui te tahate pressifotograafidega tööd teha, näete, need on meie mõistlikud, kõigi huve arvestavad tingimused, mis tagavad õiglase koostöö pikas perspektiivis. Ja nüüd siis, kui pressifotograafi juurde tellija läheb, kui ta on selle liidu liige, see võtab natuke aega, see ei saa kohe toimuda, seda ei saa päeva pealt teha. Aga juba aasta pärast on pigem, Eesti ei ole nii suur. Telljad on juba harjunud kuulama, et pressifotograaf paneb pärast järgi WhatsAppiga sõnumi või meili, et jaa, muidugi tulen, et nende tingimuste alusel, mis meil liidus on, hea meelega tulen ja lepime kokku, ma ei tea, 300 ja lähme laiali. Et see tuleb lihtsalt, polegi midagi teha. Igas sektoris, kõik sektorid on selle läbi elanud. Näitlejad on pidanud seda tegema, kõik teevad seda. Et ega teised ei saa, sest üksinda autorina on väga raske hakata ütlema suurele telljale, et aga mina teen nendel tingimustel, võtan ja siin on 67 lehekülge, loe läbi, kui oled nõus, siis teeme diili. Siis on igal juhul lihtsam öelda, et aga tead, ma lähen võtan siis sealt Marilt, et Mari ei anna mulle 67 lehte. Küsimus teistsuguse küsimuse veel, kui ajakirjanik töötab nagu ajakirjanduses ja lahkub nagu sellest ettevõttest, siis tema lugusid enam korduvavaldust ei panda, aga fotograafid omasid pannakse. Kas teil tegelikult peale seda lahkumist on õigus nendele öelda, et näiteks ei avaldada neid või ta saab tasu? Esiteks ma vaidlen kohe vastu sulle. Ajakirjanike lugusid igal juhul pannakse kordusesse. Televisioon selle peal töötabki. Pole üldse küsimust. Ei lihtsalt, mis sa sellest päevakajalisest uudisest nüüd nii väga nagu, pikemad lood. Kui juhtus, siis juhtus. Aga vastupidi, kui sa võtad kas või tänased trükis, paberis trükitud ajalehed, nad endiselt panevad, et täna aastal 1940, täna aastal 1908. Kui see on vähegi sisukas lugu ja kuidagigi on seotud sellega, mida täna inimesed lugeda tahavad, miks ei pane? Absoluutselt. Ja kui see nüüd jällegi, lähme tagasi nagu õiguse juurde, kui sa oled töölepinguga, siis täpselt nii võibki teha. Pole üldse küsimust, et kõik õigused on meediaorganisatsioonil ja peavad ka olema, ega teisiti ei saa ju ka meediaorganisatsioon töötada või ka kirjastus või mis iganes me siis räägime. Et tal ongi töölepinguga kõik õigused on neil, nad võivad elu lõpuni neid katkendeid sealt võtta ja nad peavad vaatama, et isiklik õigustega ei lähe vastuollu. Kui oli eraldi leping sõlmitud, siis tuleb vaadata selle lepingu tingimusi, on ju. Ja kui on mingisugune liidu liikmed või midagi, kus on raamleping, siis tuleb vaadata neid. Aga loomulikult kasutatakse. Aga ma olen nõus, fotograafi teoseid on palju lihtsam panna andmebaasi.
nad siis metatagidega ära tähistada ja siis muudkui surfata ja võtta sealt. Et ma olen täiesti nõus, et fotograafia, pressifotograafia, eriti kui fotograaf omast arust tegi foto või andis need kasutusõigused näiteks üheks korraks kasutuseks, siis on väga raske seda tegelikult tagada, on ju. Sest kui ta juba sinna andmebaasi läheb ja kui ta on valesti tähistatud, siis ta muudkui käib, on ju. Kes sellisel juhul vastutab? Sellisel juhul ikka kasutaja, see, kes kasutab seda niimoodi või lubab seda kasutada. Meil on metadatas kirjas, et see on ühekordne leping, siis seal on ju kohtus lihtne tööstada. Absoluutselt. No see metadatat saab muuta ka. Metadatat saabki luuta, muidugi saab. See, kes muuta saab. Enne ütlesid, et lihtsalt teed endale piisava selle tagavara koopiast igast asjast kohtus valgel kõik olemas. Ja võib-olla teine hästi oluline, ma ei tea, mõte, kui teil, me jääme siia autoriõigustes seal kinni, üldse ei taha rääkida nendest nii palju. Aga ma ütlen ühe lause ära, see on oluline lause. Ja seda on nüüd tõesti ka Eesti kohtud kinnitanud, et hästi raske on juhul, kui teie mõni foto läheb mingil põhjusel ikooniliseks või ongi tehtud kunstfoto, on ju, või erinevaid fotosid teete ju, ka pressifotograafid teevad ikkagi erinevaid fotosid, on ju. Et kui te tahate omal tagalat kindlustada, siis kõige raskem, mida pärast on kohtus teha, kui keegi on teie fotod võtnud ilma teie loata, pannud hoopis mingisse teise raamatusse, filmi, kuhu iganes, müünud kuskile ketisse maha, 1000 asja saab teha. Kui te tahate oma tagalat kindlustada, siis te peate tagama, et teil oleks kuskil avalikult kas oma portfoolio või selle portfoolioga kaasas olev hinnakiri, et mis hinna eest te tavaliselt oma sellist fotot selliseks kasutuseks võiksite üldse lubada. See võiks nagu kodulehel olla väljas. Kui teil on koduleht, kui teil ei ole koduleht, ega sellest pole hullu, teil on siis Facebooki leht või on teil midagi kuskil. Kui ei ole ka siis, kui teil üldse pole internetis midagi, sest ma saan inimestest väga hästi aru, kes ütlevad, et ma ei taha mingit tegemist internetiga, vaata, mis toimub. Et see on jumala okei, aga siis ta peaks olema vähemalt siis nagu endal kuidagi digiallkirjastatud kujul, et aastal 2020 ma oma foto eest, mis pandi, ma ei tea, ketisse või mis avaldati mingi rahvusvahelises, ma ei tea, Läti raamatus, ma küsisin sellist hinda, et teil oleks võimalik näidata, mis on teie puhul see võimalik kahju. Seepärast, et kohtud lähtuvad, et kahjuna saab peamiselt nõuda litsentsi kahju, ehk siis seda kahju, jätame korraks mittevara, nagu need isiklikud õigused kõrval on ju. Selle eest saab nõuda nii palju, kui nagu haiget tehti, see on heastamine. Aga just nende varaliste õiguste eest, levitamine, trükkimine, väljalaskmine, kõik see, et nende eest saab nõuda nii palju, kui autor suudab tõendada, et tema tavapärase teosest, sarnase teose puhul see hind oleks õiglane olnud. Kui me võtame selle, et on arhiivipilt või kuskil nimelt, siis neid müüakse siukse 20 kuni 50 euro vahel. Aga vaat see pole üldse vahet, mida müüakse keskmist arhiivipilti. Ja, aga see on nagu see, et nagu kui ütleme, et on keskmine hind on 30 eurot, 30 euro pärast ma ei hakka kohtu minema. Aga absoluutselt, aga kui neid pilte võeti 500. Nad teevadki niiviisi, et aeg-ajalt võtavad, aga see on selline, et see aasta kokkuvõttes võib-olla tuleb midagi kokku, aga ikkagi, kui see ei ületa nagu ma ei tea, mingit näiteks 500 eurot, miks ma peaks nagu kohtusse? Jah, ega kõige puhul ei saagi minna kohtusse, polegi midagi teha. Et ma arvan, ega kõige puhul ei saagi elus minna kohtusse. Kui nagu seda öelda, et kui keegi võtab nii-öelda nagu kasutab seda väärkasutusega, siis ma kohe kehtestan 10% hinna näiteks. See Eestis ei kehti, on riike, kus see niimoodi on. Parkimine on niisugune tund aega näiteks parkimine. Ja, see on umbes sama nagu, nüüd me jõuame võib-olla natukene selle eraelu riiveni ka, et see on umbes sama nagu sotsiaalmeedias. Et ega see, kui mina panen oma sotsiaalmeedia kontole, mul on avalik konto, kus ma iga päev postitan ja möllen, sõiman poolt Eesti Vabariiki, aga siis panen sinna alla, et aga minu sotsiaalmeedia kontolt keegi midagi võtta ei või ja tsiteerida ei või ja refereerida ei või ja mind pole üldse olemas nagu ajakirjanduse jaoks, aga samas nagu sõiman nagu kõiki nagu oma 100 000 jälgele. See kahjuks niimoodi ei kehti. Ma võin kirjutada oma sotsiaalkontole ja väga paljud on kirjutanud, võite minna vaadata, väga huvitav lugemine, kui palju keegi oma pildi reprodutseerimisest ajakirjanduses nõuab, et see on 10 000 ja 20, 50, 75 on kõige kõrgem Eestis. See ei kehti ju, eks ju. Ajakirjandus ei lähtu sellest, millega keegi on nõus. Eelkõige ajakirjandus, kui keegi nüüd võtab raamatusse, siis on natuke teine asi, on ju. Aga eelkõige ajakirjandus ei lähtu isikute nõusolekust, kui sa enne küsisid, kuna võib keegi sulle öelda, et mine ära,
siis ajakirjanduse aluspõhimõte on. Ajakirjandus ei lähtu nõusolekust. Kõik teised kahjuks peavad nähtuma nõusolekust. Aga mida see tähendab, et ei lähtu nõusolekust? Ega see ei tähenda ka loomulikult, et ajakirjanikku elab kuskil paralleel õigusmaailmas, kus mitte miski ei kehti. Et ei, ajakirjanik elab mitte nõusoleku baasil, vaid tema elab seaduse baasil. Ja seadus ütleb, millal ajakirjanik, aga seal pole vahet, kas me räägime pressifotograafist, kes teeb pildi, või me räägime ajakirjanikust, kes kirjutab loo, või me räägime teleajakirjanikust, kes teeb saate. Kõik on ühtemoodi ajakirjanikud. Nemad lähtuvad oma enda testist, mis on meil õigusesse lahti kirjutatud. Iga kord pead hindama, kas sinu ajakirjanduslik huvi, mitte uudisimu on ju, te kõik teate, mis neid sõnu, mida ma kasutan, mitte uudisimu, vaid avalik põhjendatud huvi kaalub üles selle isiku huvid, kellest sa kirjutad, keda sa fotografeerid, kus sa fotografeerid, kas tema kodus, voodi all, voodi peal, õues, tänaval, kas kaalub ülesse. Ja seal on eraldi siis test on ju, sa hindad, kas ajakirjanduseetika koodeks sellist asja lubab ning ega sa ei põhjusta ülemääraseid kannatusi. Ülemääraseid kannatusi ajakirjanik võib ja peabki tekitama. Mitte iga päev. Ma nüüd võtan ja salvestab. Natuke võib ju. Hea ajakirjandus peabki aeg-ajalt tekitama ka kellegile kannatusi. Kui ajakirjandus ei tekita mitte kellegile kannatusi, siis ta on koerad ja obused ajakiri või midagi sellist, mis on ka väga tore ajakiri, aga ta ei pruugi olla samal ajal selgelt võib-olla ajakirjandus. Siis avaliku huvid tähendab seda, et näiteks kui Timo saab mingisuguse ralli krassi peale, mul on ka mingisuguseid selliseid laks asju, siis võib öelda, et avalik huvi on nii suur, et kui ma olen selle Instagrami näiteks üles pannud, siis ajakirjanik võib sealt kohe võtta. Jah, mitte jällegi. Mitte nüüd kohe niimoodi, et lähed ja scrollid ja vaatad kõik, mis on huvitav läheb, aga jah, ajakirjanik jällegi aeg-ajalt, nüüd kui näiteks sa taipad, et sinu Instagrami loost, sinu Instagrami fotodest tehakse nüüd collage kuskil ajalehte kroonikasse, loomulikult sa võid kohe anda teada, ma pole nõus. Nüüd tõepoolest ajakirjandusorganisatsioonil, kui ta pole ka ise nüüd päris kindel, et ei tea, et kas see oli nüüd siin ikkagi avalik põhjendatud huvi või see oli rohkem uudisimu, sest uudisimu ei ole avalik põhjendatud huvi on ja. Ja kui nüüd ajakirjandusorganisatsioon või see ajakirjanik või ka miks mitte lihtsalt teine suunamudija hakkab kaaluma, et oot, kas see nüüd ikkagi on nüüd see õige asi, siis tuleb tõesti läbi viia ajakirjandusliku huvitest. See tuleneb meil Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest, see on ka meie enda isikuandmete kaitse seaduse paragrahvis 4 kirjeldatud. See tuleb läbi viia, need samad kriteeriumid, mida ma enne ütlesin, tuleb panna on ju, kas eetikakoodeks seda olukorda reguleerib, näiteks kui on konfliktsituatsioon, siis ju reguleerib, on ju. Eetikakoodeks ütleb, et kui sa kirjutad konfliktsituatsioonist, pead andma sõna ka teisele poolele. Kui sa kirjutad lastest, siis sa pead vaatama, et oleks lapse vanema nõusolek on ju, ja kui laps on süüde ohver, siis sa ei tohi temast kirjutada, on ju. See on eetikakoodeksi, võtame mingid suvalised kohad, aga neid kohti on ju palju, on ju. Ja siis hakkad veel kaaluma seda ülemäärast huvi. Ehk siis see ajakirjanik või teine suunamudija, sest suunamudijad on ka ikkagi teatud ajakirjaniku õigustega. Neil ei ole toimetusvastutust, neil ei ole eetikakoodeksit sellist kahjuks, neil ei ole ka pressinõukogu ega midagi muud sellist, aga siiski teatud ajakirjandusõigused neil on. Niimoodi ütleb Euroopa Inimõiguste Kohus, mitte ainult suunamudijatel, aga ka teatud valitsusvahelistel organisatsioonidel, teatud kodanikuühiskonna liikmetel, keskkonna eestseisjatel, neil on samad õigused, mis ajakirjanikel teatud määras. Ehk siis jah, võibki olenemata sellest, mida inimene sinna kirjutab. Mina võin ju ka, mõtle kui lihtne minul on. Ma olen advokaat, lähen kohtusse, avalik istung, sina tahad tulla kajastama. Mina ütlen, et tee mis tahad, aga minust sa küll pilti ei tee. Ja ma ei tee, kui sa keelad. Päriselt või? Siis ma hakkan ütlema selle nii, aga tegelikult see... Aga tegelikult nii ongi ju, et kui inimene ütleb, et ei tee, siis me ei tee. Tegelikult nii ei ole. Tegelikult mitte kohe kindlasti väga nii ei ole. Hakkan tegema. Oot, võtame oma. Ma nüüd, vaata ikka nagu jurist on ju. Kindlasti ei ole ajakirjanduse puhul nii, et kui inimene ütleb ei, siis on ei. Muidu oleks ju pooled lood meil olemata. Kui võtame tood nagu paralleeli sisuga on ju. Nagu kohtukoridor, inimene ütleb, et ma ei taha pildile jääda. Ei kohtukoridor on teine asi, ma võib-olla pole üldse seotud, aga näiteks kui ma ikkagi esindan avalikul kohtuistungil, ma ei ole määratud ka esindaja, meil pole enam nagu sunnismaisust Eestis.
et sa oled ikkagi vabalt valinud, et sa esindad, sa tead, et sul on avalik kohtuistung, sa ei saa keelduda pildi peale jäämast. Loomulikult ma võin tulla ja paluda sind, et kuule, ma ei ole selles asjas nii oluline on ju see, ma ei tea, kes ta iganes tal siis on seal on ju. Süüdistatav, kahtlustatav, mida iganes. Näiteks, et temast loomulikult pilt, aga ole hea, jätta mind välja. Kui sa tahad mulle vastu tulla, siis loomulikult, sest mina ei olegi asja keskpunkt on ju. Keskpunkt on ju see tegutseja siin on ju. Aga see ei tähenda, et sa pead. Seepärast, et vandeadvokaat, kohtuadvokaat, olles avalikul kohtuistungil, võtab teatud avaliku tegelase rolli. Ja võib-olla avaliku tegelase puhul, nüüd kui ma ütlen jälle, kui ma ütlesin, et ei ole kunagi oluline, kui inimene ütleb, et ei või on ju. Et siis loomulikult seal on see sama hindamise piir on ju. Et võib-olla esimene piir on see, et oleneb, kes see on ju. Ja nüüd ma võib-olla lõhun, ma loodan, et ma lõhun kõik, kes on kuidagi õppinud ajakirjandust siin nagu ütleme varem, üks 10 aastat ja rohkem tagasi. Ülikoolis õpetati, et on sellised 2 sorti inimesed maailmas on ju. On tavalised inimesed ja siis on avaliku elu tegelased on ju. Õpetati, ma arvan, kõik on nagu kuulnud on ju sellisest õppemetoodikast. Inimõiguste kohus on selle ammu ümber lükanud, sellist asja pole olemas. Meil ei ole 2 sorti inimesi. Meil on kõik on tavalised inimesed ja kõik tavainimesed võivad teatud olukordades võtta avaliku elu tegelase rolli. Ja tänapäeva ühiskonnas pigem kõik inimesed, kõik tavainimesed aeg-ajalt võtavad avaliku elu tegelase rolli. Ja tollel hetkes ja tolles kohas, kus ta seda võtab, tolles hetkes, kui tema ütleb, et ära pildista mind, siis fotograaf võib alati öelda, aitäh, et teada andsid, aga ma otsustan seda ise, sest sinu nõusolekut mul vaja pole. Ja sinu keeldumine ajakirjanikku ei tohigi mõjutada. Ehk siis. Kas see kehtib ka näiteks situatsioonist, tõid praegu palju konkreetselt kohtusaali näitega, kui me räägime näiteks tänava peal kõndivatest inimestest, kes jäävad fotole ja tulevad ütlevad, et vabandust, aga ma ei soovi olla. No vot see on nüüd, kui me võtamegi, et inimene saab võtta endale avaliku elu tegelase rolli. See, et ma tänaval kõnnin, on ju, see ei tähenda, et ma tahtlikult ja teadlikult võtan endale avaliku elu tegelase rolli. Samas, kui ma kõnnin tänaval ja sa teed lihtsalt üldpildi, sa ei tee otseselt minust pilti, aga ma kõnnin ju avalikus ruumis selgelt ja ma pean arvestama teatud võimalusega, et mind pildistatakse. Seal on üks Ameerika kohtuasi ja Saksa kohtud on seda kinnitanud, et avalikus ruumis teatud fotografeerimisega peab igaüks arvestama. Ja see käib asja juurde. Inimõiguste kohus, kus me slaididesse panin minust inimõiguste kohtu ühe näite ka, kus inimõiguste kohus varem oli teist meelt, aga see 7 aastat vana lahend, sealt ikkagi ütles, et tänapäeva maailmas ei ole võimalik, et sa viibid avalikus ruumis ja sa eeldad, et mitte keegi kuskil ei tee ühtegi fotot, kuhu sa peale ei jää. Sellist eeldust ei ole enam võimalik tänapäeval evida. Kui sa sellist eeldust evid, no siis sa ei peaks elama võib-olla linnastunud keskkonnas. Aga ega see, et keegi teeb pildi tegemise õigus ei ole kindlasti samane pildi avaldamise õigusega. Need on täiesti erinevad õigused. Ega see, kui mina nüüd käin, näiteks võib-olla ma olengi siuke inimene, et käingi kogu aeg ringi niimoodi fotokaamera käes ja ma lasengi kogu aeg mööda tänavat ringi igaks juhuks. Ma võin seda teha, mitte keegi ei saa mind keelata. Aga nüüd, kui ma tahan seda Facebooki panna, siis mina tavainimesena ei või seda Facebooki panna, on ju. Aga teie ajakirjanikuna võite seda panna 2 tingimusel. Üks on see, et see on siuke üldhuvi, mis iganes katteplaan, te ei fokusseeri ühelegi inimesele ja kõigil neil inimestel on olnud, nad ei ole teinud mitte midagi, seal ei toimu mitte midagi, mis oleks avaliku huvi objektiks, see on lihtsalt tänavapilt, ma ei tea, toimub ilus suvepäev Tallinna Raekoja platsil. Rannagalerii. Kõik on teinud. Ärme sinna lähme, nii. Aga see on see, mida tuleb. Aga mida me kõik teeme? See on väga hea point ja Rannagalerii või... Ja küll, ma vastan tollele ka, ma kohe lähen Rannagaleriisse. Väga jah, sul läheb vastu aeg. Jah, Rannagaleriis on nii hea küsimus. Ma vastan tollele ka. Ehk siis tänaval, kui mitte midagi ei toimu, seal ei toimu ühtegi sündmust, mis põhjendaks avalikku põhjendatud huvi, siis seda võib kasutada katteplaanina ja tingimusel, et igaüks, kes näeb, et te teete filmi või fotografeerite, saavad sellele vastuväite esitada, kui te teete seda professionaalselt ajakirjanikuna. Kui ma isiklikult teen, keegi ei saa mulle midagi öelda. Et näiteks
kümmekond aastat tagasi me hakkasime seda praktiseerima päris palju ka näiteks teleülekannete puhul või siis kui salvestati teatrietendusi, et ehk olete märganud, et uste peal päris tihti on need sildid, et seda etendust salvestatakse või siis kantakse üle, mitte sellepärast, et ega see ei tähenda, et keegi saab minna nüüd sinna selle kaameramehele, oi ma lugesin, et seal salvestatakse, et ma küll ei luba, onju. Et ei, see ei ole selle jaoks, et keegi ei saa öelda, et ei, sa ei või, aga mida ta saab teha, ta saab otsustada, et ta ei lähe sinna, näiteks miks see kunagi sisse viidi, et kui sa võtate mingi aastavahetuse mingi pall või asi, et päris paha on, kui ta jätta nagu aimamatult, sa olete seal teatrietendusel ja siis see filmitakse ja kantakse üle ja naine vaatab või mees vaatab kodust ja sa oled seal ja üldse mitte oma naise ja mehega. Et olukord väga paha on ja. Et selleks, et inimene saaks ise selle otsuse teha, kas ta on nõus minema sinna kohta sisse, kus üle kantakse ja salvestatakse, et tal peab olema võimalus see otsus teha. Kuid nii, et kui te teete suurt katteplaani, kus ei ole mitte kedagi konkreetselt, ei sihita, ei zoomita, siis te põhimõtteliselt võite teha. Muul juhul teil ei ole vaja nõusolekut, kui seal toimub avaliku põhjendatud huviga sündmus, mida te kajastate. Ja nüüd, kui isikutel on võimalus, kes ei osale ise seal sündmuses, neil on võimalik sealt eemalduda, siis nende osas pole küsimus. Kui nad ei saa sealt eemalduda, näiteks nad on ohvrid. Ohvrite puhul nii või teisiti on ajakirjanikul endal kohustus hoolitseda, et ta ei saaks väga pihta. Aga igal juhul sellisel ohvril isikul on õigus ka tulla öelda, et ma saan aru, et ma jäin peale. Ta võib igast asju, ta võib öelda keelde ja asju, aga lõpuks ajakirjandusena peab ainult kaaluma, kas on ülemäärane kahjustumine ja kui on, siis tuleb udustada tema nägu. Aga see ei tähenda, et ta saab midagi keelata. Ja nüüd siis Rannagalerii. Oota, ma tahtsin avaliku elu tegelase osa lõpetada. Siis ma tulen Rannagalerii juurde. Ehk siis avaliku elu tegelase puhul, nagu öeldud, kui avaliku elu tegelasi, sellised loomi pole enam ammu olemas, kuigi vanasti õpetati, et on, tegelikult pole. Me kõik oleme, näiteks kui ettevõtte läheb, tavaline ettevõte, mitte ükski omanik ei ole eriliselt kuulus, mitte ükski omanik ei ole kuidagi mingi poliitik või midagi muud sellist, tavaline ettevõte ei ole kuidagi mingi erilist huvi kunagi äratanud, aga nüüd äkki tekib huvi, mis tahes põhjusel. Kas mingi äge pankrot või midagi nagu tundub kuskil haisevad või suvepäevad, ei tervisekassa on nagunii, aga ongi midagi juhtub seoses sellega, siis kõik ju need juhatuse liikmed, osa nagu nõukogu liikmed, kes seal on istunud aastaid varjatult, sest et nad ei ole avaliku elu tegelased, nad ei ole mingid erilised rikkurid, nad ei ole mingid tipp-poliitikud, tipp-ärimehed, lihtsalt suvaline ettevõte, kes millegi pärast satub nüüd huviorbiiti. Siis kõik need inimesed on selle teemaga seoses, nad muunduvad avaliku elu tegelaseks. Muus osas nad ei ole endised, nad on ikka tavainimesed, kellel on oma privaatelu ja nii edasi. Ja nüüd siis, kui me võtame mingi tipp-poliitiku, siis tema probleem ongi see, et ta kahjuks on nagu hästi suure osa päevast, on ta nagu selles avaliku elu rollis, mille ta on ise endale võtnud ja tahtnud seda kanda ja siis ta peab kandma sellega seoses ka seda vastutust ja taaka, et teda võibki kajastada. Et panin teile sinna slaididesse ka need 5 sellist analüüsi kohta, mida iga kord tuleb kaaluda, kui on vaidluse oht on ju. Ehk siis see on tegelikult väga vanad kohtuasjad. Monaco printsess kunagi tal viskas nagu lõpuni üle, et tal kogu aeg need paparatsod olid iga põõsa taga, kuhu ta läks, ta ei saanud nagu pissil käia pargis, ta ei saanud mitte midagi teha, sest igal pool kogu aeg keegi pildistas. Ja ta käis 3 korda lõpuks inimõiguste kohtus. Iga kord ta natukene nagu timmiti seda, aga tegelikult jäi ikkagi samaks. Et fotode puhul eriti, mis on need tingimused, mida tuleb kajastada, kui palju see inimene on ise meedias olnud, kui palju ta ise on ennast hetkel nüüd sellesse avaliku elu tegelase rolli omale võtnud. Mõni õpetaja võib-olla võtab 1 korra aastas selle rolli endale, 1 korra elus selle rolli endale, muidu on tavaline õpetaja, aga 1 korra satub skandaali, ma ei tea, teeb midagi võib-olla, maljukas avaldab midagi, ma ei tea. Ega ta muus oma elus ei muutu avaliku elu tegelaseks sellega, aga selles rollis ta on kindlasti avaliku elu tegelane, tema nõusolekut küll kuskil vaja pole. Eriti kui ta, ma ei tea, lastega tantsib näiteks. Aga teeme lühidalt selle Rannagalerii. Rannagalerii. Jah. Me rääkisime nendest fotodest üldplaanist, aga ütleme, et see läheb natukene võib-olla eriti ajakirjandusfotost välja, kui me räägime dokumentalistikast ja tänavafotost, kus fotograafid võtavad plaani võib-olla inimese rohkem kui üldplaan ja kui see on kunstiline tegevus, kus seal see õigus?
oi, see on hästi tore valdkond. Siin on siis 2016 aastal tuli Euroopa Komisjon välja niisuguse suurepärase geniaalse üllitisega, mille nimeks oli panoraamiõigus. Ja kui te mäletate, see oli väga palju online proteste tehti sellega, et Wikipedia seal pläkkis välja kõik mingi Eiffeli torni ja asjade pildid. Ehk see panoraamiõigusega nagu tekitati see, et kui tänavafotograafias, turistifotograafias, mis iganes kõik nagu, mis puudutab avalikku ruumi, et kui fotol on ära tuntavalt avalik kunstiobjekt, Eiffeli torn oli Eiffeli torn näiteks. No Eiffeli torn ei ole hea näide, sest ta on nii vana. Nüüd uuem midagi siis. No jah, aga neid uusi on küllalt, on ju. Ma ei tea, London Eye ja vaata, no ühesõnaga, ja igast need, kas või need punnid näed näiteks siin, need on ka skulptuurid. Vabaduse sammas, vaata. Vabaduse sammas. Igasugused on ju, ma ei tea, metallist kujud ja savist, suudlevad tudengid, kõik on ju. Et kui see jääb su foto peale, siis vahet pole, kas seal üldse inimesi on, aga neid inimesi võib seal olla ka miljon, aga see teos on ka. Siis selle, mis tahes äriline kasutus on välistatud. Ja see eelnõu, panoraamiõiguse eelnõu jõudis parlamendini välja, enne kui nagu kõik nagu online maailm hakkas protestima. Ongi, et Wikipedia võttis maha 3 päevaks kõik Euroopa avalike nagu skulptuuride, teoste, hoonete fotod. Nii et selles mõttes ta üle-euroopaliseks õiguseks ei saanud, küll aga väga mitmed riigid siiski võtsid vastu omale enda seadusesse. Eesti õnneks tollal läks hästi ja parlament kuulas väga ja mõtles kaasa ja ei muutu, Eestis võetud vastu. Aga näiteks Saksamaal, mida siis sellisel puhul, mis otsused on praegu, viimane nende riigikohtu lahend panoraamiõiguse kohta on siis see, et näiteks autoriõiguse mõttes võivad sul jääda need tuntud hooned, aga see ei pea üldse tuntud olema, see võib ka täiesti tundmatu hoone olla, sest see on ka teos, on ju. Aga see kõik võib nagu ja kunst ja skulptuurid, need võivad peale jääda nii kaua, kui need ei ole oluline osa loomulikult, jälle nagu lemmiksõna autoriõiguse inimestel, nii kaua kui see pole oluline osa fotost ning see ei ole tehtud kõrgemalt ega muust kohast kui tavapärane inimvaade. See tähendab näiteks välistame väga efektiivselt droonifotod, sest droonifoto on üle inimsilma kõrguse, see ei ole tavapärane suhestumisviis ja igal juhul näiteks Saksamaal täiesti üheselt ja selgelt keelatud. Ja inimeste juures samamoodi. Juhul, kui on tegemist kunstiga, ehk siis natuke oleneb ka nagu, mis see eesmärk on. Kui see on ajakirjanduslik eesmärk, siis see on üks asi. Nüüd, kui see on mingi niisugune taust, on ju näiteks, et see asi, millest foto on näiteks mingi graffiti siin ja siis on sul mingi sügavusega tehtud foto, nii et see tagumine inimesi on palju, aga nad kõik on nagu natuke udused, see ei oleks nagu üldse küsimus. Nii kui nad on teravad, siis ma ütleks, et enamus Euroopa Liidu liikmesriike läbi isikuandmete kaitse üldmääruse ütleksid sulle selle peale, et kui kunstierand on samamoodi erand nagu ajakirjanduserand, siis sa pead seal samamoodi kaaluma ja üks kaalumiskoht on, kas inimestel oli võimalus mitte osaleda isikukunstis. Pildile mitte jääda. Jah. Põhimõtteliselt kehtib nii kunsti tegemisel kui ajakirjanduse tegemisel see kaalutluskoht. Need kaaluvad sama palju, nendel on kaalul ajakirjanduse erandil on oma tingimused, neid on need 4 on ja meil on seal ajakirjanduseetika koodeks juures ja nii edasi. Kunstil on natukene see lihtsam see kaalumistest, et on 2-astmeline. Et esiteks, kas see on vajalik selle kunstiteose loomiseks, on ju, hinnatav koht on ju, ja teiseks, kas selle kunstiteose loomise eesmärk kaalub üle, siis võimalikud riived siis andmesubjektidele, ehk siis nendele isikutele, kes sinna peale jäävad. Ehk siis natukene oleneb. Kui see kunst on natukenegi selline, ma ei tea, no näiteks võtame, vanasti oli, vaata Sauna tänav oli Tallinnas selline, et no kui sa pärast 3 ikkagi öösel jäid seal pildile, siis no kas sa tahtsid nagu näiteks jääda igavesti kunstiteosest siuke lööbakil näoga ja ma ei tea, pisarad jooksevad või ma ei tea, õlu käes, ma mis iganes. Et kas sa tahad jääda seal sellele pildile? Ma mõtleski klassikaline ala. Ei no klassikaline, see on kunst, miks ta kunst ei ole öina kunst? Nii ka tänava fotoks, inimene on
no ütleme nii, et kui see inimene on seal teravalt peal ja ta on ikkagi üks põhimotiividest Eesti kohtupraktika järgi, eks ta on ikkagi oluline osa sellest motiivist. Näiteks Eesti kohtud on näiteks hinnanud vabakasutuse puhul seda, et kas on üle motiveeritud osa oli lugu, oli hoopis millestki muust ja pilt oli siis arstidest haigla ees, aga haigla ees oli ka üks skulptuur, ma ei mäleta ta nime. Ja siis need arstid olid kahekesi seal selle skulptuuri ees, nagu andsid intervjuud, sest oli pilt, aga üks arst näitas parasjagu selle skulptuuri peale näpuga. Aga tegelikult ta rääkis nagu ajakirjanikule, see polnud üldse selle skulptuurist, see oli hoopis mingi raviteenusest, on ju. Aga ta nagu kuidagi viipas selle skulptuuri peale. Ja Riigikohus ütles, et ei see on küll suurem nagu lubatust rohkem kasutust, eks ta ei tohtinud niimoodi seda skulptuuri sinna peale jätta, sest see on ju selgelt põhimotiiv. Ja mis see test on? See test Riigikohtu arvates oli siis see, et vaadake, kui me selle skulptuuri eemaldame sellelt fotolt, siis see kompositsioon läheb ju paigast ära. Seepärast, et see arst näitab siis õhku. Ja see foto kaotab mõtte. Ehk siis see on see, kuidas juristid mõtlevad. Ma küsiks ühe täpsustava küsimuse. Kui vaata muusikal ja kõigelt sellel on nagu need ajalised õigused, mingi 50 või 70 aastat kehtivad. Kas skulptuuridel on sama? Kui välja pannakse, et siis nagu kui vanem kui 50 aastat, siis seal ees ma võin pildistada, keda tahan, kui palju tahan. Vanem kui autori eluiga pluss 70 aastat. Ehk siis tähendab seda, et kui Pätsu pea pandi välja, siis autor pole veel ära surnud ja Pätsu pea autor pole kindlasti ära surnud. Seal ees ei või nagu pildistada. Ei. Ja siis ei või nagu vabadus ausammast ja nii edasi. Sul oli küsimus, Tass? Ei, sa võid omale koju, sa võid pildistada palju sa tahad. Aga avalda. Aga äriliselt kasutada ei saa. Sa saad teenida selle peale. Aga nagu kui see on nagu, et vabariigi aastapäeval on paraad, ma teen pildi nii, et tegelikult on nagu 30% nagu tagataustal näha seda. Sa võid ju teha need pilti. Keegi keela sul pilti teha. Aga avaldatakse ju see koheselt. Kohe kaamerast minema. Jah, aga ma ütlengi, et selles mõttes see panoraami vabaduse eelnõu, et õnneks Eestis ei võetud seda sellisena vastu. Aga nagu öeldud, kui ajakirjanduses näiteks avaldatakse, ma just tõin näite selle ühe skulptuuriga, kus me need arstid on, see on Eesti Riigikohtu lahend. See ei ole kuskilt välismaalt, see on Eesti Riigikohtu lahend. Et kui me võtame selle skulptuuri ära, kuna siis foto muutub sisu tühjaks, sest see arst ju näitas selle skulptuuri peale, järelikult ei olnud see lubatud kasutus. See ei tähenda seda, et seda fotot poleks saanud kasutada. Oleks ikka, aga oleks pidanud küsima luba selle skulptuuri autorilt, see kunstnikult. Me tahame sellist pilti panna, anna palun nõusolek, kas sa tahad raha ka, siin on raha. Väga lihtne. Aga tulebki see, et vabariigi aastapäeva tuleb jälle 24 veebruar, me läheme kõik sinna vabaduse ausammast juurde pildistama kogu aeg. No vabaduse samba puhul, kusjuures ma arvan, et seal ei pruugi, seal võib olla see, et ta on antud vabasse kasutusse ka. Eesti riik tegelikult seda teeb päris palju. Et seal võib olla, aga kui selles vabaduse samba puhul ma pole kindel, minu meelest seal oli juba mingi probleem. Iga presidendist pildi teeme seal kõnet pidamas, siis on kohe juba keegi jälle kaelas. No jah, no see on jällegi, kõik on nagu eri olukorrad, aga vabaduse sambaga oli küll mingi küsimus seal, kuskil mingi Wikipedia fotoga oli mingi küsimus üleval küll, aga minu meelest seal meil ei ole üldse õigustega, enam ei tohiks seal probleemi olla, aga üldiselt see täpselt nii ongi jah. Okay. Aga võtame mõned küsimused. Oota, Ranna galerii oli. Ma ei jõuagi. Sa oled nii pikalt juba rääkinud, mul on kahju jubagi. Pigem see küsimus oleks see, et vaata avaliku elu tegelase rollist, eks ju, et kõik ju käivad nii meediamaja fotograafid kui ka lihtsalt vabakuselised fotograafid käivad pildistamas ala laulupidu ja laulu-tantsupidu, siis käivad jaanituli, eks ju, ja kõik need suuremad üritused, eks ju, kaestatakse, eks ju, kus on rahvamass. Et kuidas sellisel juhul näiteks kontserdid, mingi muusikakontserdid, et need inimesed, kes sinna lähevad, nad ka juba lähevad sinna rolli, eks ju? Nad lähevad, seal on juba kehtib igal juhul see eeldus, on ju. Nüüd seal on veel lisaks näiteks, et kui korraldaja, päris tihti on ju see, et kui te vaatate, kuidas näiteks, võib-olla laulupidu ei ole hea näide, aga ma ei tea, mingi kontsertide puhul, kui reklaamitakse nüüd järgmist kontserdit, siis päris tihti ju näidatakse, reklaamis kasutatakse fotot eelmisest kontserdist, eks ju. Sul ju sellest kontserdist veel pilti pole reeglina, on ju. Ehk siis, aga kuidas seda tehakse? Ja seda tehakse nii, et ma arvan, et tavainimene, kui te pole kunagi lugenud, siis see on väga hästi, see näitab, et teil on nagu mõistus, nagu on terve,
mina juristina, mina tean, et pileti ostu tingimustes päris tihti on eraldi sees niisugune koht, et ürituse korraldaja võib jäädvustada video ja fotomaterjalina ja kasutada seda tulevikus sündmuste oma ettevõtte ja kõige reklaamiks. Et see on selline võistlus, eriti spordiüritustel on see peaaegu, et juba Eestis tava. Et nagu spordiüritustel, sportfotod ja asjad, et need kõik on tehtud selle Need Ironmanid ja kõik on selle sama, see on niisugune 3-realine sõnastus, mille me ülikoolis välja töötasime ja see nagu siiani lendab nagu kõik sündmused enam-vähem katab see sama 3 lauset ära. See nagu meeleavalduste puhul sama asi, eks ju? Nagu meeleavalduste? Meeleavalduste puhul seal on juba selge. Seal pole isegi vahet, kas inimene eeldas midagi või mitte. Seal on juba, ma ütleks, ajakirjanikul on juba tekib kohustus kajastada. Sest ega ajakirjanikul, tihtipeale me kogu aeg räägime, et ajakirjanikul on õigused. Tegelikult ei ole, ajakirjandusel on ka kohustus kajastada põhjendatud teemasid, mille vastu ühiskonnal võib olla eeldatav huvi. See ei ole ainult õigused. Tihtipeale sa ei mõtle võib-olla ajakirjanikuna, aga pressifotograafina seda, et mõtledki ainult, et ma ei tea, kas ma siin saan seda fotot teha, et kas see inimesele meeldib ja nii edasi. Aga tegelikult, kui küsida endalt hoopis teistmoodi, et põhiseadus ütleb ju, et eriti ajakirjanikul, tal on õigus ja ka kohustus infot koguda, jagada, see on teie kutsekohustus nii-öelda. Ma ei ütle, et me peame seda, samamoodi nagu advokaadil on kutsekohustus nagu õigusriiki tagada, ega ma ei tee seda 24/7, aga see igal juhul on miski, mille peale nagu mõnikord võib olla mõelda. Ehk siis, et see, et inimestele ei meeldi, see ei oma üldse tähtsust. Ja ma arvan, meeleavaldustel on, seal on nagu hästi palju eri kohti, et seal ju teie tegevusse ei sekku enam võib-olla mitte nii väga need, kes seal meelt väga avaldavad, vaid seal on igast muud tüübid on ju ümber selle meeleavalduse, kes võivad nagu sekkuda. Aga kui meelt avaldavad alaealised, kas ma siis tohin pildistada? No siis peab kaaluma, siis peab selgelt hakkama kaaluma, sest alaealiste puhul teil on täiendav hoolsuskohustus, on ju, igal ajakirjanikul, igal fotograafil on see hoolsuskohustus. Siis peab kaaluma, et mis üritusega on tegemist. Kas võib eeldada, et need lapsed on seal vanemate loal, kas võib eeldada, et see on näiteks mingi koolide korraldatud asi, kas see võib eeldada, et see ei kahjusta ülemäära seda last tulevikus, et kas see võiks olla niisugune teema, mille pärast tal tulevikus häbi pole, ma ei tea, sest kui ta on ikkagi seal fotol on ju suure näoga, ma ei tea, ma võin teile näite tuua, et meil nagu Trinitis anname jõuludeks, andsime aastaid vihmavarju, mis oli tõesti hästi suurelt, oli Trinity märk peal ja me lõpetasime selle ära sellepärast, et päevalehes oli ükskord oli suur esikaane foto oli Vabaduse platsil EKRE poolt korraldatud meeleavaldusest ja vihma sadas ja terve see foto oli ainult üks suur must Trinity vihmavari, et sa ei saa mitte kunagi sellest lahti, meil siiani mõni klient tuleb 10 aastat tagasi ja ikka, muidugi Trinity, see on Varro värk. See nagu pead mõtlema, ma ei ütle, et oleks pidanud Trinity vihmavarju peale mõtlema, aga laste peale peab mõtlema, et kui ta ikkagi täna on eriti mingi poliitilisel meeleavaldusel, et ta võib ju tulevikus olla hoopis teist poliitilist meelt. Mis siis, kui kellegi pea lõhki lüüakse, siis on... No siis pole midagi teha. No inimohvrist, kui tal on pea lõhki, ma panin teile sinna päris palju näiteid siin mingi viimaste aastate juhtumitest. Kui te mäletate, siin hiljuti jooksis üks natukene ilmselgelt nagu tollel hetkel ilma teovõimeta inimene jooksis paljalt siin ringi mööda Vabaduse väljakut noaga. Et selgelt, ma saan jumala aru ajakirjanikule, miks sa mõtled, et ma pean selle pildi tegema, see läheb ülesse. Tal on nuga käes, jookseb mööda vana linna. Samas pärast tuli välja, on ju, et teovõime küsimused, on ju, otsustusvõime küsimused, vaimse haiguse küsimused. Et kas pidi ikka tegelikult? Et kas oli õigustatud jätta nägu udustamata? Et kui tal oli haigusepisood, on ju. Aga kui see inimene oleks lihtsalt joobes näiteks ja jookseb paljalt mööda, siis võib panna. No see on alati... Aga kuidas sa hindad, et on joobes? Kas seal ei ole alkomeetrit ju?
aga selles mõttes, et noh, ma olen seda meelt, et ajakirjanik peab tegema, eriti pressifotograaf ja ka seejärel on ju toimetus, kes selle foto üles peab panema. Ta peab selle otsuse tegema tollel hetkel ja selle info põhjal, mis tal olemas on. Et meil on kohtutega päris palju vaidlusi, kus kohus ütleb, aga vaatame ju pärast saime teada, mis kõik oli. Aga mis me sellega teeme, et me pärast saime teada? Et võib-olla üks hea näide, ma toon näite hästi kiirelt, oli, no tänaseks on see, kõik on teada, see oli peamine varem, on Rupert Hirve kaasus, kes võeti maha politseioperatsiooni käigus, tõmmati autost välja, see võeti videosse. Piirdeteel. Just täpselt nii. Ja politsei pani üles selle oma Facebooki kui nagu näitamaks, et politsei teeb tööd, ta ei ütlenud, kes see on ja ütles, et meil oli täna siuke reid oli tõesti äge, 8 meest hüppasid pikali maha, ilge action käib. Ja politsei tegi endast olenema, et mitte keegi ei saaks teada, kes see on. Aga no ta ei tulnud selle peale, et ühes meediamajas töötasid sellised ajakirjanikud, kes oot, neid autosid on Eestis ju ainult üks. Et selle me mõtleme küll välja, kes see on. Ehk siis, ja see oli nagu mitu päeva hiljem, kui hoopis teine meediamaja üldse mitte politseiga seotud viis kokku, kes see oli ja avaldas selle nime juurde. Ja siis kohus ütleb, et no aga loogiline ju, et see oli isik on ju tuvastatav, kõik ju teavad, kes see oli. Aga noh, tollel hetkel, kui politsei selle video üles pani, nad ei teadnud, et keegi mõtleb välja selle automargi järgi, mida tõesti Eestis oli nii vähe, et noh, ongi võimalik kokku viia, kui sa nagu tead, on ju. Ja kohus leidis, et vastutas ka see algne avaldaja, ehk siis see politsei, kes pani üles täiesti anonüümse video selle tõttu, et hiljem tuvastati. Ehk siis noh, alati tuleb nagu kaaluda, et kuigi sa mõtled küll, et sa pead otsuse tegema täna ja siin, siis kahjuks kohus võtab arvesse ka seda, mis on hilisem info. Et kui pärast tuleb välja, et ta ei olnud purjus, on ju, vaid tal oli vaimu mingi haiguse episood, no siis on ju selgelt nagu maine kahju ja selgelt ülemäärane kannatus on ju. Eks ajakirjaniku ja pressifotograafi eluga käib kaasas see riski võtmine, aga sinna pole midagi teha, see on nagu... Ja, kui tal on nagu vaimne puue, aga ta teeb ikkagi neid tegusid, mida nagu meedias kajastatakse, ta tekitab huvi ja me ei saa ju sellest suhtes nagu võtta, et nagu ühel inimesel on vaimne puue, ja kuna see on nagu see privaatne info, siis isegi vaata, et vahel võib-olla mingi politsei patrullid ei tea seda, et tal on see. Ei, asi pole üldse sellest, seda ei või kajastada. Loomulikult võib ja peabki kajastama, kui keegi jookseb paljalt noaga vanalinnas ringi. Loomulikult peab seda kajastama. Küsimus on, kas seda peab kajastama niimoodi, et on näha tema kõik organid. Tunnused, tõutunnused. Kõik tõutunnused ja ka nägu ja kõik, et noh, et see on odutamata. No. Küsimus on pigem sellest, mitte sellest kajastada või kajastada võib ja peabki. Küsimus on, kui palju see isik on tuvastatav. Me ei ole ühte teemat puuduta, mis on laiem natuke sellest teemast nagu kinni haarates hetkel. Et üks on see eetika küsimus ja tänases klikimaailmas me teame väga hästi, kuidas tunnused tehakse kiiresti. Sellepärast, et see hind saada esimese mingi uudis üles on kõrgem, kui võtta vastutus pärast või maksta kinni see kahju, mis tuleb kohtuotsusega, eks ole. Ja nüüd me toome paralleeli siin sellele, mida näiteks Karli enam tõi näitena, siis ongi nagu küsimus see, et te olete mitmel korral nagu rõhutanud selle erialaliidu olulisust. Ehk et kuhu me tahame küsimusega jõuda on see, et mulle tundub, et me oleme selles sektoris väga selles kohas, kus suured meediamajad ja ka sealt väljaspool olevad organisatsioonid võtavad teadlikult selle riski, et neid ei huvita, nad võtavad selle kasutuse ja vaatavad, et mis hiljem juhtub, sest see tõenäosus, et keegi võtab ette kohtutee ja läheb enda vastu, on kordades väiksem. Ja nüüd ongi nagu küsimus teie, kuidas seda paradigmat on võimalik muuta, et kas läbi ainult nagu harimise või siin on veel olemas mingisuguseid häid näiteid, mida nagu tuleks teha? No ikka lõpuks läbi selle, et kõik enda õigusi ja võimalusi rohkem teadvustavad. Kas seal ei ole paremat relva? Ja noh, teiseks aitavad siis need, kes aeg-ajalt selle kohtutee ette võtavad. See aitabki kõiki teisi ka. Et no näiteks võtame,
ma ei tea, võib-olla ajakirjandusmaastikul te olete, tegutsevad paljud teist, et noh, kui ma ütlen sõna Henri Kallas, et noh, enamus ajakirjanikke teavad, kui nad Henri Kallast näevad, nad panevad juba fotokaamera ära, sest noh, juba selle foto tegemine on nagu mõttetu riski võtmine, sest sa tead, et sa lõpetad kohtus. Aga mida Henri Kallas tegi head oma sellega, et ta kõigi meediamajade vastu paar korda kohtus ära käis, ta lõi õigust, ta lõi seda tava, ta lõi seda arusaama, et aga äkki peabki natuke mõtlema enne, kui maa-aluses parklas teed fotot ja siis paned vale automargi ja siis paned inimesele hüüdnime selle vale automargi järgi, ta pole elust vist autot olnud ja siis muudkui lased lambomehe hüüdnimega. Et ma arvan, ta lõigi nagu vajalikku õigust ja eks sellised inimesed, noh teine on ju, mõtleme, Rupert Hirv on ju, noh, eks arestimajas oli aega ka ja noh, lõigi õigust, noh, kas see on nagu, ma ütlesin Rupert praegu või? Hubert. Ja ma ütlesin Rupert või? Rupert. Ma ütlesin Robert ja Rupert ja... Mul tuli ka meelde. Olgu, me hakkame väsima juba siin. Teeks nüüd 1-2 küsimust veel. Ma mõtlesin sellele Põhjapõdrale, vaat sellele punasele nimi. Rannagalerii. Rannagalerii. Ja tegelikult küsiks täpselt asja veel juurde. Satused ka veel. Ei, 2 asja siis. Nii, Rannagalerii. Rannagalerii, kui te mäletate, kui tulid meil need rannakaamerad, need olid nii selged, et sa võisid vaadata, mis bikiini sort oli inimese seljas. Tätoveeringud olid ka näha. Ja tätoveeringud. Andmekaitse Inspektsioon sekkus siin ja ütles, lõpetage ära, tõmmake piksleid nii palju maha, et ei oleks näha bikiini sort ja tätoveeringu kuju. Ja siis laske edasi. On seisukoht Andmekaitse Inspektsioon. Siis me peaks uduseid pilte ennast tegema. Drooniga üleval. Ja drooni osas ma panin teile ka ühe kohtuasja seal sinna, mis puudutab drooni lennutamist. No, droonidega on hästi keeruline. Samamoodi nagu on keeruline, täpselt sama olukord, mis sul on oma kodu ukse ees, mis on tänava poole kaamera panemine. Selge on see, et õigus ei luba. Õigus ei luba sul filmida väljaspool oma kortermaja, oma eramaja, oma enda krunti. Ometi, kui sul juba kaamera on, siis oleks sul lollus, kui sa ei filmiks nagu enne, seda hetke enne, kui inimene sisse murrab. Et tegelikult on päris mõistlik ju, on ju, oma vara ja elu kaitseks nagu filmida seda hetke enne, kui ta tuleb. Et ega see, et õigus keelab, jälle me salvestame. Kui õigus keelab, siis ei tohi teha. Seda ma tahtsin öelda. Aga tegelikult tekst peab alati ise otsustama ja droonidega on samamoodi, on ju. Et autoriõigus võib seada selged piirangud, on ju. Ja isikuandmed seavad kindlasti ka piiranguid. Et kui drooniga filmitakse avaliku ala poole, kus on inimesed, kes võivad eeldada, et nad satuvad selle filmi või foto peale, siis ei ole küsimust. Pigem, küsimus on, aga see risk on väga väike, on ju. Risk on väga väike, aga riski nulli polegi mõtet viia ja see ei oleks enam ka hea foto, kui see risk oleks null, sest seal ei oleks midagi elavat peal, on ju. Et väike risk käib ka alati kaasas ja see on okei. Nii kui droonifoto või video tehakse eraalasse, siis risk tõuseb, aga jällegi, see ei tähenda seda, et see on automaatselt lubamatu. Et kui ikkagi, mis on, ma ütlen jälle vale sõna, hundi, mis see vanasti oli see aed, kus kõik käisid? Hundi aed? No just, see endise linnapea. Hundisilma. Edgari kodu. See on nagu siuke hea näide, on ju. Et see on selgelt ju kellegi eraterritoorium, on ju. See ei ole selgelt avalik ruum, on ju, kus kuidagi korrakaitseseadus kehtiks, eks ju. Aga ometi igas põõsas oli fotograaf, eks. Ja pidigi olema, sest seal eraruumis, avatud küll, eraruumis toimus asju, mis oli avalikkuse põhjendatud huvi ja orbiidiks. On ju loogiline, et loomulikult risk kohe tõuseb, on ju. Ja nüüd on ju, kui seal kajastataksegi seda, mis seal toimub, ilmselt ju mingit vaidlust ei teki ju tegelikult kõigil oli tegelikult eeldus, et seal põõsastes on fotograafid ja neid pilte tehakse. Samas, kui keegi jääb seal jälle peale, on ju kellegi teisegagi kui oma ametliku elukaaslasega, võib-olla ta saab väga kurjaks, on ju. Tänases õigusruumis me enam neid pilte ju ei saa teha. Täna ju ei saa. Mina lugesin drooni lennustamise seadust, mul oli see
tööandja poolt. Ja tegelikult seal on see lause ikkagi, et kui see on ajakirjanduslikul eesmärgil põhjendatud, siis on korras. et siis sa tegelikult võid eravaldus. Absoluutselt. Ma ütlengi, et ei ole sellist asja nagu absoluutne ei ajakirjanduses. Mitte kunagi. Jällegi, see ei tähenda, et on alati absoluutne jah, ei, loomulikult mitte. Aga jällegi, kas tõesti öelda, et ajakirjanik, pressifotograaf ei või drooniga lennata üles, kui seal on olnud, meil on teada, et seal on 3 laipa. Muidugi võib, peabki, mitte ainult ei või. Aga politsei ütleb sulle ai. Ei, no, mis politsei siia puutub? Kuidas politsei segab ajakirjanikku? Meil on väga palju kogemusi, kus meid aetakse ära, ei kaduga ära, ei tohi, ei loomulikult, ega politsei oma uurimise kaitseks, ta võib teha igasuguseid asju, on ju. Ta võib öelda, et ärge üldse kirjutage sellest. Ja teebki. Minu meelest oli väga hea näide oli, kuna see nüüd oli eelmine, kui nüüd oli Valgas see kolmikmõrv. Just, see üksikmõrv. Aga 3 inimese poolt. 3 inimese poolt, jah. On ju. Prokuratuur saatis välja minu teada kõigile meediamajadele kirja. Palun ärge kirjutage ja ärge jagage neid fotosid ja videosid, mis olid viraalsed juba TikTokis. Ja need lippasid. Noh, ega see, et prokuratuur sellise kirja saadab, ei tähenda, et ajakirjandus peab sellest lähtuma. See ei ole ju õiguspärane. Kui nagu pool Eestit on juba näinud ja siis ainus, kes ei kajasta, on ajakirjandus, kes kirjeldab. Ülejäänud näitavad. No jah, see on täpselt sama case, kui sa jõuad sündmuskohale näiteks ja kõik on juba ära filminud mobiiliga näiteks ja postitanud mingi Facebooki grupi Jezduny näiteks, eks ju, kus inimesed postitavadki iga päev mingid avariisid ja siis politseinik tädi tuleb siin sulle ette ja ütleb, kuule, ära filmi, seda ei tohi teha, vaata. Sa näitad tõendid ja kõik, et sa oled nagu tööd, sa näitad talle, aga ära filmi ei tohi. Aga tegelikult nagu tohib ju. No just, tegelikult ju nagu tohib, on ju. Loomulikult, kui te olete nagu sündmuskohal ja tõesti seal on ohver jääb peale ja prokurör, politsei nagu püüavad selle kaitseks midagi nagu ette võtta, siis loomulikult neil on ju teatud võimalused, aga neil on võimalused teha seda läbi selle, et nad piiravad piirkonda, on ju. Mitte see, et nad ütlevad ajakirjanikule. Aga politsei on ohvri ära kaitsnud, ta on kilekottile pannud. No, see ei tähenda. Isegi ohvrit ei ole, lihtsalt, ma ei tea, kinnas või ma ei tea, riietus mingid eseme, eks ju. Või ma ei tea, verelaik, eks ju, et lihtsalt piiratud, eks ju, piiratud, see ei trügi sinna. No ega see verelaik ka, et ega prokurör või politsei võib proovida, püüda, kaitsta ikkagi omakseid ja mälestusi. Aga see ei tähenda, et neil on õigus. Aga ega loomulikult nad ju proovivad, politsei ei ole kunagi ju huvitatud ja ma saan aru, miks ma oleks politsei, ma ka poleks kajastusest meedias. Neil on ju tunnistajad, asjad ju kõik alles nagu üle kuulamata, nagu tuleb mõista neid. Aga ega see ei tähenda, et see on kehtiv õiguspärane korraldus. See politsei kaitseb mitte neid, kes nagu... Politsei kaitseb uurimist. Politsei kaitseb ise ennast, et nende apsakad jääb... Ei, ma sellega ei ole nagu lõpuni nõus. Ma arvan, et politsei... Ei, selles mõttes, et ma ei ütle, et politsei apsakaid ei tee. Ma ütlen, et politseil on oma väga kindlad seadusega tagatud eesmärgid, miks ta mingid asju teeb, on ju. See on nagu ohvrite kaitse ja loomulikult uurimise kaitse, uurimise sõltumatuse kaitse. See on täiesti arusaadav eesmärk. Aga, ja no võib-olla aitan teid natukene sellega ka, et näiteks inimõiguste kohtust ka näiteks ei olnud väga head juhist aastakümneid sellest, et mis siis ikkagi saab, kui on protest on ju näiteks mingi streik või mingi asi on kuskil avalikus kohas ja see läheb mäsuks, on ju. Läheb mäsuks, ikka läheb, on ju. Ja nüüd on seal ajakirjanikud, on ju. Loomulikult, mida ajakirjanik teeb, eriti pressifotograaf, kaamera välja, kõik peale, on ju. Videos, fotodes loogiline, seda sa peadki tegema, on ju. See ongi sinu kohustus. Ja kuidagi, kui nagu mäsuks läks ja midagi juhtus, siis inimõiguste kohus nagu varem oli nagu ka nagu kahe vahel, et siin nagu oleneb, et kas ajakirjanik esitles ennast, kas pidi selgelt aru saama, et tal on nagu pressifotograaf, kas tal oli silt, oli kaugele näha, kas ta oli registreeritud enne sinna alale sisenemist, kui tööülesandeid täita, ajakirjanik, neid nõudeid oli nii palju, et enne läks issanda väike looja, kui mõni ajakirjanik sai nagu õiguspäraselt pilte teha. Aga nüüd eelmine aasta
eelmise aasta septembris vist, kui ma ei eksi, tuli lõpuks inimõiguste kohtust väga mõistlik otsus, mis nagu võttis need tingimused, selle hullu bürokraatia maha, mis oli enne justkui nagu eelduseks selleks, et ajakirjandus saab öelda politsei korraldusele ei aitäh, on ju. Nüüd on niimoodi, et tegemist oli konkreetselt siis vabakutselise ajakirjanikuga, ta ei olnud kuskil mingi tööl igapäevaselt, vaid ta oli vabakutseline, nagu ikka, aga tal oli pressikaart olemas, aga see ei ripnenud tal niimoodi suurelt A3-na siin ees on ju, või ta oli täitsa riiet all, sest ei olnud nagu näha. Inimõiguste kohus ütles, aga politsei pidi aru saama, et ta tegelikult on ajakirjanik, seepärast, et ta filmis ja kui politsei küsis, siis ta ütles. Väga loogiline, on ju? Palju parem kui see, et enne seda mina jälle lagunen, jah? Laguned, jah. Enne seda registreerida kuskil, no need tingimused olid enne täitsa ajuvabad. Nüüd on väga mõistlik. Vahet pole, kas sa oled nagu töölepinguga igapäevane vabakutseline, kui politsei pidi mõistlikult aru saama, et sa teed ajakirjandustööd, siis ta pidi aru saama, et sa oled ajakirjanik. Kui ta pidi aru saama, et sa oled ajakirjanik, siis tolle konkreetse ajakirjaniku puhul, mis taga tehti? Ta väidab, et teda löödi, ta väidab, et talt võeti ära mobiiltelefon. Neid kahte asja inimõiguste kohus kahjuks ei analüüsinud, sest ta jõudnudki sinnani. Järgmised 2 asja, mida ta ütles, oli see, et tal keelati, tal anti korraldus mitte pildistada, sest see läks mäsuks, on ju. Rahumeelne protest läks mäsuks. Tal anti korraldus mitte pildistada ja pärast seda, kui ta jätkas, rabati ära talt fotokaamera ja anti tagasi tunni aja pärast ja ajakirjanik väidab, et selle aega oli kustutatud siis sisu, on ju. Täitsa usutav, on ju, ma küll ei kahtle. Ja inimõiguste kohus ta isegi ei läinud nagu sealt edasi. Ta ütles juba see korraldus oli õigusvastane. Sest politseil pole õigust ega ühtegi alust, mis ei oleks vastuolus põhiseadusega. Öelda, mitte kajastada sellist sündmust ja mitte teha fotosid. Ja see on hästi oluline, sest esimest korda inimõiguste kohus ütleb seda ühtselt kogu Euroopas väga tugeva põhimõttena. Sellisel korraldusel võib olla aluseid igal pool, on ju. Kohaliku linna, ma ei tea, korrakaitse määruses ja ma ei tea, vallavolikogu põhikirjas, igal pool võib olla neid õigusi seatud, aga see pole mitte kunagi põhiseadusega kooskõlas. Ei saa olla lihtsalt, sest põhiseadus peab olema kooskõlas inimõiguste konventsiooniga ja inimõiguste konventsioon ütleb, et see on igal juhul õigusvastane. Nii see korraldus ja loomulikult selle peale siis ka, kui fotoaparaat ära võeti, ka see oli õigusvastane. See, et tagasi anti, no see oli tore. Aga see, et tühjaks tehti, no see oli selgelt õigusvastane ja edasi ta ei hakanud minemagi, et kui veel mingi löömine asi oli, no siis oli veel täitsa pahasti. Ma panin selle otsuse ka sinna, kuna see on nii uus otsus, et sellest on nii vähe kuidagi räägitud. Et minu arvates on see hästi oluline otsus. Et pole vahet, mida siseriiklik kord, mingid isegi siseriiklikud seadused ütlevad põhiseadusega, põhiõigustega ja ajakirjandusvabadus, pressi, fotograafia, igal juhul on põhivabadus, on ju. Ei saa olla selline olukord kooskõlas. Aga mis ma siis politseinikule ütlen, kui tuleb, mis seadusele ma siis viitan? Minu meelest see, mis sa mulle ise saatsid, mis on teil on mingi liidu juhis või? Sa mõtled see pressifotoliidu? Jah. Meil oli üks USA-st leitud üks lause oli seal. Ega see on väga õige lause. Et see vara kuulub minu tööandjale, see kaamera ei ole minu oma. Ei pea kuuluma. Ta ei saa võtta sult ära sinult ei kaamerat ega mälukaarti. Ei, kui politseinik ütleb, et ära filmi siin, mine minema. Oota, kuhu, et ära mine sinna või? Või et no sa oled sündmuskohal. Mine minema või arreteerima. Aga sellisel juhul mina teeks seda. Kui ma ütlen ausalt, mida mina teeksin. Ma igal juhul mõtlen, et ma olen ju fotograaf, ma kajastan seda. Ma pean oma tagala ära kaitsma. Ma igal juhul tagan selle, et mida iganes ma teen, ma salvestan seda. See on number 1 asi. Mina ütlen ausalt, et kui te mulle helistate, siis teadke, et ma salvestan kõiki oma kõnesi. Ma ei ütle seda mitte kunagi, mitte kellelegi, sest ma ei pea ütlema. Aga mul on kõik kõned salvestatud. No ma hoian neid on ju 2 päeva, kui mul midagi vaja on, eks ma siis salvestan selle maha. Ja kõik ajakirjanikud, kellega mina kokku puutun, mina sunnin kõiki samamoodi salvestama. Kõik oma kõned salvestage. Mitte ei pea kauaks salvestama, piisab ju 24 tunniks. Selle aja jooksul mõtlete välja, kas on vaja alles jätta. Kõik tuleb salvestada. Ehk siis esimene asi, kindlustama tagala, salvesta. On ju. Salaja või avatud, vahet pole, salaja võid ka, keegi ei saa keelata. Oma asju, ennast võid alati salaja filmida, on ju. Nii palju kui elu lustib, on ju. Ja ennast siis, et suunan kaamera enda ei, no. peale või mis muu. Paned salvestama, paned kas või telefoni taskusse lihtsalt audiot salvestama, kui sa nagu videot ei tee. Et sa ei saa sundida kedagi teist jääma alati video peale. No see oleneb olukorrast, on ju. Väga hästi see võib ka olla täiesti avalikus huvi orbiidis oleva olukord, seepärast, et politsei annab sulle võib-olla ebaseaduslikku korraldust, on ju.
nii, esiteks on ju taga see, et sa salvestad või talletad selle kuidagi. Vähemalt audiona oma telefon pane salvestama, on ju. See on esimene. Järgmiseks sa ütled, et mis alusel ta mul siit paluta lahkuda. Ma olen, vahet ei ole, kas sa oled vabakutseline, töölepinguline, lihtsalt isik, kes teeb vabakutseline, äkki saan hea foto, äkki saan pärast maha müüa. Lihtsalt teete seal nii-öelda ajakirjandus. Absoluutselt. Mina teen praegu ajakirjanduslikul eesmärgil, jäädvustan seda sündmust. Minu hinnangul on tegemist avaliku huvi orbiiti kuuluva sündmusega, mis alusel te keelate mul siin jäädvustamist. Ja siis ta peab mingi aluse ju tooma, on ju. Ja ega ma ei ütlegi, et sa, kui sa politsei vastusega nõus ei ole, ega sa oma abi kasutada ei saa, on ju, et politseinikust ülejoostmist ma nagu ei soovita füüsiliselt. Aga ega sa ei saagi muud teha, siis sa ajakirjanikuna, ajakirjandusväljaannetega seotud inimestena te saate teha seda, et te kajastate selliseid olukordi nii kaua, kui enam ei juhtu. Allikakaitsest üritati ka aastaid üle minna. Ma ei tea, kui palju kordi ma käisin ajakirjanikega politseis kaasas, lihtsalt läksime sinna selleks, et istuda maha, sest telefonis nad ei saanud aru, istusime maha, küsiti küsimus, mina ütlesin, et ajakirjanik kasutab allikakaitset, ajakirjanik kasutab allikakaitset 199 korda, vastad, läheb kirja ja niimoodi muudkui käid ja sa teed seda aastaid ja siis ikkagi lõpuks on meil Riigikohtu lahend, mis ütleb, et see on absoluutne. Seda ei saa murda mitte ühelgi viisil, välja arvatud seaduses toodud väga kitsad erandid on ju. Mitte ühelgi muul viisil ei pea ajakirjanik mitte kunagi oma allikat avaldama ja see ongi absoluutne kaitse. Ja samamoodi kõige muuga on ju, et selles politseist tuleb aru saada. Nemad tahavad parimal võimalikul viisil kaitsta oma uurimist, on ju. See on selles mõttes arusaadav. Ehk siis nemad pushivad oma õigusi nii kaugele, kui nad saavad. Aga nad saavad pushida nii kaugele, kus tuleb pushback, Ja seda saate teha teie. Mitte keegi teine, keegi teine ei lähe sinna seda tegema. Mul üks täpsustav küsimus, et ütlesite, et võib kõike salvestada, aga ajakirjanik tegelikult oma eetikakoodeksi järgi peab ütlema, et kui ta internet teeb, et ta salvestab. Ja, seda ma ütlesingi, vaata, et salvestada, ma täpsustan. Ma ütlesin, vaata, et salvestada oma tagala selleks. Kui te tahate salvestada selleks, et seda kasutada, ehk siis nagu ma ütlesin, salvestamise õigus on absoluutne õigus iga ühel. Ma võin 24/7 enda ümbrust salvestada, see on minu digitaalne mälu ja sellest mul ei ole vaja kellegi nõusolekut, mitte midagi. Avaldamine on teine asi. Avaldamiseks peab sul olema see alus, sa pead tegema selle hinnangu ära. See ei tähenda, et sa mitte kunagi ei või salaja salvestatud, kus sa ei ole öelnud, et sa oled ajakirjanik. Loomulikult, tavapärane on see, et ajakirjanik ei avalda mitte midagi sellist, mida ta on saanud viisil, kus teine pool ei tea, et ta on andnud selle sõna, selle pildi, selle kujutis ajakirjanikule. See on ju absoluutne tavapraktika. On paljudes riikides, kus see on ainus praktika. Eesti õnneks see ei ole. Et Eestis ikkagi, nimetame siis seda osaluseksperimentideks või siis varjatud info kogumiseks, teatud tingimustel see on lubatud. Need tingimused on küll väga karmid, me lähtume inimõiguste kohtu 7-aastmelisest testist, ma panin minu meelest selle ka sinna slaididesse igaks juhuks, sest pressifotograaf kindlasti võib juhtuda mõnikord, teeb ka varjatult selle fotokese, võib-olla, ma ei tea, kindlasti mitte, aga juhul kui, et siis ma panin teile sinna, mis need tingimused on selleks, et selline foto oleks lubatav avaldamiseks. Ja jällegi, salvestamine on teine teema, seda võite teha kõik ja kogu aeg, aga avaldamine on teine küsimus. Aga salaja salvestada asi kohtus õigustühiseks ei lähe. Ütleme näiteks politseinik lööb mul kaamera käest, kaamera kukub maha ja siis lähed kohtusse, siis ütled, siin on salvestus, politseinik kasutus verbaalselt. Ma võin ise vastata äkki? Jaa, võid. Mina olen filmitud, politseinik võtab mul kaamera ära, pärast on mul küsitud seda videot, kus võib kasutada õppetöö. Õppematerjaliks. Välja koolitamisel. Ja seal oli olukord, et oli üks, ma ei ole. Kadett. Ei, politseinik ei osanud lihtsalt kommunikeerida, et kuule, suits võib oma suunda muuta, et sinu ohutuses mine ära. Jah. Ja kui nad tavaliselt paluvad, et ära pildista, siis tegelikult nad mõtlevad seda, et ära pildista veel hukkunuga numbrimärki ja ma ütlen, ära muretse, ma ei saada seda ära. Ja ma avaldan selle hiljem, paar tundi hiljem, aga ma ei jäta seda pilti avaldamata. Ei, ma olen nõus. Ma olen nõus. Kui politseinik küsib teilt
oma õppetegevuseks, siis loomulikult iga ajakirjanik võib anda, ega keegi keelata ei saa, aga mitte keegi ei saa, oluline on see, et mitte keegi ei saa kohustada teid, on ju. Oota, sul oli küsimus, ma hakkasin juba mõtlema selle, aga ma unustasin ära nüüd. Ma mõtlengi seda, et kui ma nüüd salaja salvestanud seal vestluse ja ütleme nii, sellel on mul hea vastus. Nii, salaja salvestatud asi, nagu öeldud, salvestada võite kõik nii palju, kui teil digimälu on kuskil, kuhu seda panna, salvestage. Kasutamine teine asi. Avaldamine on kindlasti kõige tugevam riive, on ju, mida sa saad teha teistele isikutele, kes seal salvestise peal on, teadmata, et nad seal on ju. See on kindlasti kõige suurem riive ja see nõuab kõige rohkem kaalumist. Ajakirjanduse puhul see ajakirjanduse test, mis teil seal slaidides ka on. Kui sa nüüd kasutad seda muul eesmärgil kui ajakirjanduses, näiteks kohtus tõendina, siis selleks on meil Euroopa Liidu kohtust väga hea lahend, aga veel parem meie enda Riigikohus, ühe meie endise maksuametist pärineva tänase poliitikuga, võite otsida üles, ma ütlen valesti, Gerdo, ei ole, ilus naisterahvas. Kõik teavad, keda ma mõtlen. Ta oli maksuametis ja sealt läks otse poliitikasse ja siis ta oli Riigikohtus samal ajal. Ja mida ta tegi? Ta koondati maksuametist, tööleping lõpetati ja ta salvestas oma arenguvestluse ja vist töölepingu lõpetamise vestluse samamoodi enda õiguste tagamiseks. Ja tõepoolest kriminaalmenetluses tõendina selline tõend võib olla lubamatu. Võib. Ei ole tingimata. Nüüd oleneb, kuidas kohtule seda põhjendada. Kui sa oled eriti ja seda põhimõtet kasutab ka siis tsiviilkohus. Ja tsiviilkohtule samamoodi. Üldreeglina oleks see lubamatu tõend, välja arvatud, kui suudad põhjendada, miks see on antud kaasus vajalik. Ka antud tollel konkreetsel juhul töölepingu lõpetamise kasutatud meetodeid tal poleks saanud teistmoodi tõendada. Keegi ei pane kirjalikult kirja seda, mida töölepingu siis jõuga lõpetamisel inimesele öeldakse, eks ju. Et ei pruugi panna, võib, aga ei pruugi. Ei talle tema puhul ei pandud. Aga salvestise peal loomulikult oli see kenasti olemas. Ehk siis ka kohus nõustus, kuna seal muid tõendeid ei saanudki olla, siis ta võis kasutada seda salaja tehtud salvestust ja see ei olnud lubamatu tõend. Võt nii. Tõmbame otsast kokku või? Aitab küll. Me saime nii palju nippe siin, ma saan aru. Järgmine kord peab tegema niimoodi, et üks kord on autoriõigus, siis teine kord on isikuandmed, privaatsusõigus ja siis nagu teema kaupa, niimoodi on see ajakirjanik olla on väga keeruline. Just. Proovin korraks ühe hästi lihtsa küsimuse. Muidu. Saab ei ja jaa vastata. Kas ühistransport on avalik ruum? Mis asi? Ühistransport on avalik ruum? Korrakaitseseaduse järgi on. Kus siis pilti teha ei tohi? Trammis, bussid, ütleme ühistransport. Seepärast korrakaitseseaduse järgi on see avalik koht. Aga nüüd ma nagu täpsustan võib-olla uuesti selle üle. Täpselt samamoodi nagu autoriõiguste ja ütleme eriti privaatsusõiguse mõttes ei ole sellist looma nagu avaliku elu tegelane, kes on 24/7 avaliku elu tegelane, kas ta on oma armukesega linade vahel või ta ajab presidendi asja, kogu aeg on avaliku elu tegelane, sellist asja pole olemas. Ja samamoodi on tegelikult avaliku koha mõistega. Ega see, et miski on avalik koht, on ju. Ma tea, RMK telkimisplats on ka avalik koht korrakaitseseaduse alusel. Aga see ei tähenda, et kõik, mis seal jaaniööl toimub, oleks selgelt nagu automaatselt avaldatav. Seal on ikkagi teatud, võib tekkida inimestel teatud eeldus privaatsusele. Kui seda eeldust ei ole, eks inimene pidi mõistma, et kuule, ma olen sellises kohas, näiteks on tramm ja buss ja kus toimubki näiteks midagi samal ajal. Kui see on lihtsalt rahulik tramm ja buss on ju, mis sõidab on ju 35 km tunnis mööda Tallinnat ringi, mitte midagi ei juhtu, niimoodi trullala-lallala. Pigem ma arvan, et see reisija, kes seal parasjagu nosib seda burgerit niimoodi, et siit kaste mööda põske alla voolab, ma arvan, ta ei pea eeldama, et ta satub nagu otse, ma ei tea, uudiste esikaadrisse. Võib-olla. Jah, aga kui see burger nüüd tal siit niimoodi jookseb see vedelik ja samal ajal ta ees paraku üks vend lõuga saab ja tema ees omakorda paraku kogemata istub ajakirjanik, kes selle kohe videosse võtab, siis pole midagi teha, siis see lõug jookseb ja jooksebki, jah. Nii, ma arvan, et tänaseks aitab. Aitäh sulle.